Vai, kes meil täna külas on? No tervist, tere kuulama, vaatama kõik taskuröökingut. Osa on meil järjekorras, kohe ütlen. 292 või? Tere segane. Ütle mingi number lihtsalt. 292, jah, absoluutselt. 6000. Nüüd ma saan ka alustada. No nii. Siit pandi lindistama ilma, et ma saaks vaadata, mis osa number on. Ärge helistage mulle. Tähendab, ja tere uuesti. Sapka ka täna seekord eetris. Inspektoritega kahjuks chillida ei saanud. Oleme siin, et lendu lasta järgmine taskurööking. Tuletan kõigil meelde, et meid saab kablönniga toetada. Tahtis luuleline olla. www.patreon.com/taskurööking, sina aga vait. Ja siis, kui keegi tahab merchandise'i osta, Silja albumit, Murda albumit, Mäki kraami digitaalselt, kuidas iganes, siis www.tookodarecords.ee. Kui kirjutate kupongile taskurööking, saate allahindlust. Ja Alga nüüd, rääkige teie ka midagi. Tere õhtust, jah. Tervist. Oota, aga kui keegi kupongi peale kirjutab taskurooking, kas siis antakse andeks või? Ei anna vist, see on arvuti ei anna andeks. Arvut ütleb back off või? Et see on wrong captcha tuleb see, tead küll. Ja. Enter captcha. No nii, ja Mäki ja Jopska, onu Jopska on ka siin. Täna oleme ühe diivani peal. Täna oleme kõik ühe diivani peal. Huvitav uus kogemus. Mitte, et ei oleks ühe diivani peal varem istunud, aga saate mõttes. Ja külla tulnud Vol 2 on meile täna, kes? Skiso! Stuudiopublik. Näitame ühega aplausi esimest korda või? Näitame ära, kuidas asi käib. No, tere tulemast tagasi, Skiso. Tere, väga meeldiv on jälle istuda siin teistmoodi küll, aga nii on isegi parem vist. On jah? Jah. All right. No, mis tunne on? Sama tunne vist ikka. Polegi mingit tunnet. Mis tunne teile on? Tundetu või? Oota, siin esitame ikkagi küsimusi meie. Ja esimene küsimus, et palju siuke kombinatsioon dresse muidu maksab ka? Original brand. Alustan promost kahe, nii. No alustame muidugi. Ma ei teagi, ma arvan mingi pusa on äkki, mingi satt, äkki püksid on ka mingi sinna kanti. 70 äkki. Shout out Pirados brand. Sponsorivad meie Pärnu Tartu mixtape'i tuuri. Suurt tänud neile. Ja seal saab ka nahka tikkida. Ja mingi ostki kõik endale Pirados riided. Väga Pirados kvaliteetne, on meid ka sponsid vahepeal. Meil oli kunagi vahepeal mingi periood oli siis saate logo Big Mora kujundusega. Et tervitused Piradose poistele. Meestele. Tervitused Big Morale ja Renele ja kõigile, kes seal Piradose kruus on. Nad panid teid tuuriks riidesse, jah? Põhimõtteliselt küll, jah. Ma võtsin ühendust ja ütlesin, et tahaks normaalsed ilusad riided ja nad andsid meile normaalsed ilusad riided. Teeme nii, et räägime üldse, et mis tuur on üldse? Või tahate riietest rääkida kõigepealt natuke veel? Tatoveeringuid ei ole Piradose poolt? Ei ole veel, aga võiks minna küll Karese või Big Mora juurde. All right, aga räägime nüüd sellest, et mis tuurist räägite siin üldse, nii et Skiso äkki valgustab meid veits. Et mingi 2 kuud vist nüüdseks või kuu aega midagi siukest tagasi tegime Pärnu Tartu mixtape'i ja nüüd käime esitame seda, et just alustasime eelmine neljapäev Pena ja Kanistri ja Mehkliga. Just tegime Tartus ühe laivi, nüüd siis sel reedel. Aga miks mitte Pärnu Kohila mixtape, miks just Tartu? Sest et Pärnust hakkasin käima Tartus ja niimoodi sündiski. Tartu poisid on sul seal kaasas ka ju? Tartu poisid ongi kaasas jah, Pena ja Mehkel. Sa oled ju nii palju Tartu vendade koos teinud, et siin peetakse vahepeal Tartu räppariks. Ei tea, ma olen näinud küll jah mingi, kas see oli mingi väikse pede sellel nädala tegijal vist, siis Genka arvas, ma olen Tartust või midagi ja veel on ennem keegi küsinud mult, et oled Tartust muidu? Ei, ma olen Pärnust.
make things straight. Ei, aga Pärnul on Tartuga lihtsalt väga soojad suhted. Pigem on. Küsin siis selle ka ära kohe, mis Jopska tavaliselt küsib, et mis uudi represendid hetkel siis? Võib küsida või? Ei no sa küsisid küll, muidugi võib küsida. Mai huudi ikka, endiselt. Üks ja ainus. Pärnu maa mai. Mai. See on siis kogu aeg. My side, jah. Ja tagurpidi West side on ju mai. My side, jah. My side is your side. Kui me hakkame nüüd siin võrdlema ja vaidlema, et mis linnaosa nüüd see kõik see on, siis sellest Kilingi-Nõmme või? No see on veel omaette teema. Kolga-Jaani. See on omaette teema. No Kolga-Jaani kindlasti Kilingi-Nõmmega samasse kategooriasse, ma pole nõus, aga see selleks. Aga jah, küsi. Sa ütlesid, et kus tuur on olnud ja kus see jätkub? Nii jah, nüüd siis see reede 23. teeme Pärnus, siis... Teeme. Siis kui sa saad eetrisse läheb, on see pidu olnud juba? Põhimõtteliselt vist saime täna kinni kuupäeva, et Muus Laines 27. juunil ja... Juulis on ka võib-olla Tartus üks live veel, mis ei ole veel 100% confirmed, ma ei taha praegu midagi lubada kellegile, aga Eesti Hip-Hop Festivalil kindlasti kuuleb Pärnu Tartu mixtape ja muid lugusi. Su nimi tuli vist eile või üleeile tuli plakatile või oli varem või? Siis kui see tuli jah, nüüd uues plakati dropiga ja tuli juurde mu nimi sinna. Nägin. Ja siis Hip-Hop Pargis 30. august, oli 30. august. Siis 30. august, siis seal oleme ka kindlasti jälle kolmekesi koos Penaganisti ja Mehkliga. Ja punt. Hoiate käest kinni ja We Are Europe ja kindlasti, nagu töökodagi. Ja meil sama. Särkide peal on kirjutatud Don't Die ka nii nagu töö. Me oleme rohkem familiaarsed, meil on juba nagu niimoodi olema. Meil on kalli efekt on sees, õhukalli efekt on sees ja ma näed, juba jookseb. See on juba jah. Kurat, aga küsin ühe väga olulise küsimuse või? Üks väga oluline küsimus. Ma ei vaima, mis küsimus see on just. Pigem ma ei usu. Brändiga. Ma ei usu. Ta on valmis, vaata. Ta on valmis. Mis su lemmikpäev on ja miks? Lemmikpäev? Nädalapäev nagu. Ma ei tea, reede. Miks? Siis on reede. Siis on nagu üldeestlaslik nädala selgroogu murtud ja saab kõrdi lõdvaks lasta või laivi teha või midagi. Hakkab nagu näiline puhkusaeg. Põhimõtteliselt jah, aga siis samal ajal teed ikka teed. No nii on ette nähtud. Seda nädala selgrooga sa võid ju murda vahet pole, mis päeval on ja? Pühapäeval. Ei no sellest lihtsalt murda tipu ära. No jah, oleneb kust otsast kõvevad vanad murravad kohe algusest raksti ära selle. Ja kohe esmaspäevast ja läheb lõpuni. Oleneb mitmenda lüli juurest. Ja need, keda saab veel, on võimalik veel tagasi võib-olla tuua, need siis nagu kõige lõpu poolt nagu muravad. Kuidas see tuuril on mingi naljakas seik ka juhtunud juba tuuril või? No ma ei tea, üks peatus oli, kui Tartus tegime, pidime õues laivi tegema, tegime kõik soundcheckid seal ära ja sound oli ülipaigas ja kõik meeldis nii väga ja siis läksime veits aeg eemale, siis tulin tagasi ja niimoodi, et vihma sajab täie pasaga ja siis pidime ikka tuppa kolima ja kolisime tuppa ja siis mingi pool tundi või tund aega enne laivi läks ilm ikka full korda nagu, et oleks ikka õues teha, aga tegime siis sees ja jah. Ja läks ikka korda, jah? Läks ikka korda, ja te tegite ju neljapäeval, kuidas ma ei tea, tundsid, et neljapäev on õhus ka või oli ikkagi nädala selgroog murtud? Nagu, ma ei tea, oli reede tunnet neljapäeval või? Veel mitte. Veel ei ole see periood seal Tartus mu meelest, kus kolmapäevast hakkab käima. Rahvast oli, jah? No lõpuks ikka midagi tuli, jah. Mingi neljapäeva rahvas oli, jah? Põhimõtteliselt mingi neljapäeva rahvas ja mingi OG-d, kes muidu käivad ka kogu aeg. Nendele kuradi respektorid OG-dele. Ja tänud kõigile, mis tulid. Siin on ka midagi positiivset, ma sinu loos nägin. Et see näitab, et algne plaan oli väljas. Vana ilmataat tõmbas vähe käru, on ju. Ka niitama. Lustis veits on ju seal teiega. Tõmbasite kuradi süsteemad sisse, läks ilm ilusaks, nagu veel see nagu pettumus, aga kohanesite. Suutsite kohaneda olukorraga, mis näitab nagu küpsust ja näitab professiooni nagu. Mõni tõmbab kuradi insuldiks ära reisk ja ongi kröška. Koha peal oli väga hea helimees ja meie producer, üks meie produtsentidest, Pro Tannes, shout out Pro Tannes, ajas asja korda, ei teinud ühtegi piukse ja ütlesid, et jäi rahule ka veel lõpus, nii et kõik on hästi. Spetsialistis ühesõnaga. Spetsialist, konkreetne spetsialist, müts maha.
kuidas, mis oota 963 Records on ju praegu, kes teil seal pundis on? ninamehed on seal? No põhimõtteliselt põhinokamehed oleme mina ja Mehkel, siis tuleb kohe Pena ja 963 on ka meie pundis, aga ta ei ole väga aktiivne member enam, ta lihtsalt otsustas, et ta ei taha ja me oleme temaga päris pikalt sellest rääkinud ja arutanud ja ta tahab lihtsalt olla meiega, vahepeal ikka teeb mussi selles suhtes, aga see ei ole ta prioriteet nii-öelda. Sobis, et ta andis oma nii-öelda selle pärandi teie kasutusse nii-öelda, mille ta lõi nagu. Ta on uhke ikkagi selle üle ja me suhtleme ikka nüüd. Looja ikkagi. Tuleb sinna nagu üks loojatist jah põhimõtteliselt. Tegemist on Halli kardinaliga. Vot see on nagu meil on Abrakuudu vaata. Absoluut. Mister kuradi Grey reiski. Teemas on sees ikka meiega selles suhtes, aga ta väga aktiivne ei ole. Ja siis on Saint Buda ka ja nüüd siis ma ei tea, kuna Broad Hannes nii miksib põhimõtteliselt kõik lood, kus mina ja Pena peale oleme, siis ma ütlesin Broad Hannesele ka kivipaaris umbes putis peaga, et kuule davai saadke 9 koos 3, ta ütles davai. Aga ta on siis teil ametlik heliinsener? Põhimõtteliselt vist. Väga mõnus ju. Ja on siis niimoodi, et ma ei tea, rekid teeb jõhkralt keerulise sessiooni, mingi hullult layereid ja siis Hannesele viskad stemmid tegele ja vana teeb asja. Põhimõtteliselt vahepeal on mingi mähis demoga, et on mingit valet teiki võib-olla maks kasutanud, siis ongi see, et vahetab teigi ära ja siis ta nii on kurat tead ju teha mussi, on ju? No parim. Send ja tagasi tuleb mingi produkt. Pillud oma ideedega vanal nagu laua täis ja hakka voolima. Ja olgu nii, nagu tead ju küll, kuidas mulle meeldib. Samas ju nullist nokitsema hakata on ka tore vahest. Ei tore, et sellised vanasid on, kes on nõus sellise ränga töö nagu ette võtma. See on raske töö tegelikult. Eriti kui on veel seal pundis rohkem vanasid, siis on ka rohkem arvamusi nagu ja neid. Ja on ikka olnud vaidlusi, kuidas mingi asi peaks elama. 963-le veel siia ma tahaksin visata kurat supportka peale, et brändi ja üks loojates, et vana on praegu aeg, kus ta saab senioritada. No ta on sõdur, ta on... välja teenitud senioritamise selle peale on. Kuidas sul endal selle senioritamisega on? Et suvi tulekul, et mis nagu siuksed ideed on, mida püüdma lähed? Mussi tahaks teha, rohkem laive teha ja kõrdi albumid välja lasta, et see Neetud 52 on juba peaaegu valmis. No. Praegu on tihe tikandi periood. Kuule põhimõtteliselt suve lõpuni on küll, laive tuleb. No. Kui mahukas see album tuleb? Ma olen jällegi jõudnud muutma hakata seda, sest mida rohkem see release date lähenema hakkab, seda suuremaks see threshold läheb, või tähendab seda väiksemaks threshold läheb, kui palju siit välja laseb. Mis see threshold on? Lugusid läheb vähemaks siis või? Ja, ma olen vähemaks tõmbanud mingeid asju ja siis mingeid asju juurde teinud. Solokaid olen juurde teinud, just üks päev kirjutasin 3 sololugu, mida ma nüüd lähen peale seda saadet lindistama. Ja muidu seal on mingi 11-12 lugu vist, koos skittidega tuleb mingi 13-14. Midagi sellist. Esimesest osast ikka kordades suurem. Kõvasti on näha arengut ja kõike. Esimeses oli 2 on ju? Esimeses oli 2. Ja ideaalis pidi olema 5, aga siis mingi 2 päeva ennem kui ma välja siin seal mõtlesin, et 3 lugu on sitad. Vasta tema küsimusele ka. Mis küsimus oli? Mis threshold on? Ma ei oska seda... Threshold on see vaata. Tehõuskeem nagu. Ma pean, hoia mulle mikrit täis. Hambad niimoodi välja, aga õnnetus juhtub. Ma isegi... Töökojas. No vaata siin. Palju sul neid hambaid ikka? Ma hoia mulle mikrit mulle. Saad hakkama sellega või? Näe, kui midagi läheb, vaata, siis threshold on siin, siis ta ei saa siit edasi minna. Haripunkt. Kui madalal see threshold on? Piiraja tähendab või? Haripunkt. Oota, ta on siis rahvakeeli nagu reha siis selles suhtes või? See on nagu haripunkt. Et riisud välja, mis lood lähevad või mis ta ei ole päris haripunkt, jah. Ja päris Haribo ta ei ole. Haribo ka ei ole, jah. Okei,
no vaata, näiteks kui heli läheb üle mingi kindla leveli, siis ta tõmbab selle vaikseks. Siis see threshold määrab ära, kus maalt ta nagu üle ei lähe. Okay. Piiraja asju ühesõnaga, jah? Piiraja on vist õigem, jah. Piirasin enda albumit natukene. Kompressoril on threshold. Et ta seal... Sa määrasid uued parameetrid, kuidas olema peab. Piiraja on... Helikujundusalbumil peaks õigesti välja nägema. Et nüüd on pilt üsna selge ja endal on vaja ainult mingi 4 lugu ära nagu lindistada ja ma ootan 3 räppari salmi. Ja ka 2 salmi on valmis ja 1 on tegemises ja viimane info, mis mul oli, et sellest oli 6 rida valmis, nii et ma ootan. No see on vana hea räpparite järgi ootamine. Me kõik oleme seda teinud ja teistele teinud ka. See käib igat pidi. Eks OG-del on natuke rohkem aega ka, või tähendab vähem aega ka ju, et toimub nii palju ja... Oleneb, kui kõva nagu see kintsul kraap ja oled, vaata. Oleneb tihtipeale, mis ajal sa inimese kätte ka saad, vaata, kui tal ongi mingi muu elu ka, siis võib-olla joppab saata loome ajal kätte või siis vanal on kurat mul siis väike. Tuleb madala motiive kasutada ja rõhuda, et oled muusik või ei ole. Tuleb piiraja paika panna, siis töötab. Okei, ja sa avaldad ka, kes seal tulevad või see on ikkagi secret? Ma võin öelda ainult, et 5 laulu peal on Penaganister, rohkem ütle midagi. Okei. Aga on veel, ma ütlen, seal on potentsiaalselt 3 sükist räpigruppi. No mingid tegelasi sealt räpigruppidest, aga võib-olla on 2, et vaatab, kuidas ma tunnen ennast jälle lõpupoole. Aga ilma Penata ikka ei saa, jah? Saab ikka. Ei saa temaga ilma sinuta, jah? Kuidagi kõlame me hästi koos lihtsalt. Ei, viimasel aastat lihtsalt palju asju teinud koos, jah? Tema albumi peal olid sa ka ju esindatud, ma ei tea. 3 loo peal. Ma olen enamus ajast tahtnud ka praegu koost ja ma ei tea, minu meelest koos on lõbusam teha. Ja nagu vähem ilmsem ja edasi. No see Pärnu, Tartu, kus te seda tegite siis enamjaalt? Nagu lindistasime. No ja kus see loome toimus selle albumil? Pärnus või Tartus? Tartus. Kõik need lood, mis on selle albumi peal välja arvatud Kandla, Memphi, Minu salm on tehtud Tartus. Ja... Oota, küsi uuesti kõige, mis sa küsisid? Et kus? Siis kõrdi Tartus Aparaadi tehases Disasteri stuudios. See on seal nende mingi Prodhannes ja nende enda pundi stuudio. Ja see on nagu mingi siuke official stuudio? No põhimõtteliselt jah, vist seal on nagu mingi umbes siuke silt, ainult veits suurem ka seina peal. Suht official. Suht official. Ma ei mõelnud, et nii ametlik. OÜ. Ei ole nii ametlik stuudio. Nagu ma ei tea, see vist ei ole nagu otseselt registreeritud. Okei. Nüüd, nojah, okei, davai. Jah, seal ja peale mingi krüptipidusid või mingi teisi pidusid, nagu mis on toimunud, kus on saadud räppida vaat, või mingi 12 liit albumi esikis, siis lihtsalt järgmine päev läheme stuudiosse. Kas see album ongi mingil määral afterparty music või? Ma ei tea vist jah, põhimõtteliselt. Mingi... mis sa arvad, on ideaalne seisund seda kuulata? Võib-olla Pohmellis peaga on okei või? Soovitaksid? No me lindistasime selle Pohmellis peaga, Pohmaka Memphist. Okei, see on spetsiifiline genre. Uitaks see on nagu mingi trussiku lakkumise laadne või ei ole pigem või? See pigem just on natuke ikka juba on nagu vastaspoole. Karupüksid, jah? Pigem ikka... Karupüksid raudlukuga. Aga räägi sellest ka, et kuidas üldse sai nagu alguse sükke nagu kombo, et sina... Mehkel ja Penaganister. Alguse sai... Kuidas te ära armusite? Räägi ära. Ma kuulasin... Räägi sellest. Ma kuulasin Pena mussidest ja siis ma just olin Neetud ühiskond ühte tegemas ja 4 korda järjest ma mõtlesin, et kas ma teen ise salmi või ma panen nüüd kellegi siia. Siis mõtlesin, ma ikka panen kellegi. Ja siis ma kuulasin SoundCloudis, ikka avastasin normaalselt mingi kõik need... putsis haiged nimed, mis iganes seal on, kõik need poisid ja kõrdi asjad. Ja siis jäi ikka Penaganister silma, ja ma olin varem ka kuulanud, kunagi Rom tegi mingit seda laulu contesti, vaata, et saada salm ja vaatab, kes kõrdi võidab, saab selle salmi või saab laulu peale. Ja siis seal oli Penaganister. Ja siis kuidagi, kirjutasin talle üks moment, et jau, kuule, et teeme feati. Siis tegime, siis mingi aasta hiljem või mingi kõrdi veits juba suhtlesime ka, siis ta kutsus mind enda juurde Võsule ja siis peale seda läksime Tartusse veel
olime mingi 3 päeva Võsul, siis ma läksin 5 päevaks Tartusse ja siis kuidagi selle ajamikuga ja plaani muutused konkreetselt. Aga oota, ma räägin lõpuni. Vabandust. Ja siis saime Mehkliga tuttavaks. Niimoodi, ma olin juba varem suhelnud Mehkliga ja ta tuli võtsi autoga peale meid ja läksime stuudiosse. Mersuga, jah? Mersuga, selle sama fucking Mersuga. See on korralik gängstapill ikka. Mendid maha ei võtnud või? Tookord vist ei võtnud küll, aga ikka paar korda. Peale siit Pilpal muusika videot võttis küll mendid maha, kui me hakkasime muu juurde sisse keerama. Pärnus filmi. Ja kui sa saad tuled mööda Riia maantid ja keerad sinna hooldekodu poole, siis seal kus autokooli poole hakkad sõitma seal juba ootsid. Kui te tahate, et mendid teid maha võtaks, ostke endale vana Mercedes. See on suht Memphis auto küll. See on juba 90-ndest on algkulmu on see juba võmmid juba nagu see attituud on neil juba nii kivisse raiutud, et väga ohtlik auto on. See on juba neil geenides juba. Ja ma tahtsin küsida seda, et kas see Penaga nagu läks nagu lihtsasti koostöö või pidite ta ikkagi moosima või kuidas see... Ai, väga lihtsasti. Ma ei tea, kas sul on olnud kunagi niimoodi, et saad mingi inimesega tuttavaks ja lihtsalt ma ei tea, laksust tahti sõbrad nagu, et ei ole mitte mingit niimoodi, lihtsalt Mehkliga samamoodi. See on suur väärtus on see? Väga suur väärtus. Teil, meie eelmised külalised ütlesid, nad kõigepealt tampisid üksteisel täiega lõuga ja siis nüüdsest on parimad sõbrad. Teil sellist ei olnud jah teekonda? Ei ole, nendega pole, aga on ikka sellised nagu elus on ikka inimesi, keda alguses vihkad ja nüüd sitaks hästi läbi. Oled kellegiga olnud ikkagi nagu füüsilises kontaktis ka ja? No ikka. Selle aja jooksul ikka, mitte niimoodi, et alguses paned lõuga üksteisest pärast, et sa pead niimoodi väga mul ei ole vist inimesi. Ja see on suht äärmus ka tegelikult. Ma arvan, et uunikumid ja ainu eksemplaarid siin. Tõsi, jah. Olid eelmised saatekülalised. Aga see, kas Vällamaa artistidega ka mingit juttu teed ja koostööd midagi oled või oled plaanimas midagi või? Veel ei ole teinud, mingi produtsentidega ikka. Mingi näiteks nagu Nord Bosse ja Hood Mafia on neetud ühiskonna peal ühe tausta eest vastutamas. Et vist ei tea, kes need on. Mis maalased nad on ka siis ka? Mõlemad peaks olema vist Ukraina. Ma tean, et Nord Bosse on kindlalt ukrainlane. Mis see stiili? Ka siuke Memphis funk, siuke sinna kasti paneks. Selge, jah. Aga räpparitega ei ole küll tegelenud, aga on soovi ikka, aga vahet ei ole väga kes. Aga mis keeles võiks feat olla? Ma ei tea, ma arvan inglise või ma ei tea, äärmiselt vene. Ja et see nende produtsentide, kellest sa mainisid, nendega sa oled nagu ise kontaktis, jah? Jaa, olen suhelnud nendega. Kuna ma oskan keelt ka, siis mul on suht lihtne rääkida nendega. Sa oskad nendega... Väljama keeles oskad rääkida? No, kõik ukrainlased oskavad põhimõtteliselt vene keelt, nii et nagu... Sa paned vennet puhtalt või? Jaa, ma olen pool venelane. Ai, kui hästi on sul siis. Sa saad siis... Räppinud ei ole siis vene keeles, jah? Midagi ikka proovinud, nagu kirjutanud olen ka, aga ma ei tea, paskiga. Aga miks pole... Aga miks ei ole edasi ja seda... Ma tahan eesti keeles mussi teha praegu. Praegu vähemalt. Minge. Ei, see on õige vastus. Aga sa lindistanud oled ka vene keeles, ei ole? Ei ole valmis veel selle jaoks. Davai, okei. Aga kummad naised sul rohkem meeldivad, Vene või Eesti? Ma jään erapooletuks. Igav. See oli suhteliselt siuke... See oli suht karm küsimus ka, jah? Jah. Jah, eristama hakkama. Jah. Ei pea välistama kedagi. Karjaloomi valid, vaata. Sina sinna ja sina sinna. No see on nagu how high siis Redman ütleb bring all the hoes, I meant it in a good way. Ma mõtlesin seda hea. Aga selles suhtes, kui naisel on vene verd ikkise, siis näinud boonuspunktid minu silmis. Davai. Aga ma ei hakka kedagi eristama. Seda tahtsingi teada. Okei. Oota, laseme ühe loo ka vahepeal. Laseme, jah. Paneme siis selle mixtape'i pealt, jah. No paneme siis esimeseks looks Pärnu-Tartu mixtape'i pealt lugu nimega Pärnu-Tartu. Tahad sa midagi Mitu kilomeetrit on? Türa, mingi 100... Mina tean. 70. 180. Aga tahad sa sellest midagi rääkida kloost ja räägid pärast või? Räägime pärast. Lugu räägib, jah? Lugu räägib enda eest. Davai, täi. Tobi tõmban terve hektari Kripi vahest iki väike magus nektarin Nad pole mu levelil, mu kõrval nad on retardid Tahab minuga smoki parjan, kirjuta tekst valmis Arvasid, et sai tausa diili, aga see petaliks Uus elu, puhas leht, kaktus, me
masiin pinnapidu laual naarikutel viin ja ketamiin Ühiskonnas surve tänule saab minust teemad mul Lapsest saadik meeldinud teha kõike mis on keelatud Kui suren reinkarneerun see nii kaua ees on tee veel mul Piik ja ma seda sama teemat teen veel meeletult Meelest läinud lubadused, rumaluse peegeldus Võimalusi palju nagu täringute veeretus Asi läheb järjest karmimaks, ei mingit leevendust Bitch made motherfucker pole siia tere tulnud Kohe lähme edasi kõrdi Noor paks kisatüre, jätkisin nimi meelde Yo, istun diivanil couch, all on nikotin pouch Kipitab ouch, oota tere Kuradi, Mehkel sul midagi muud on ka või? See ei ole päris see, ma arvan Nad ju ei tunnegi mind, miks nad räägivad minust Ma rüüban kummeliteed rajoonis, mis ütlesid, et sinu Nii valetada näkku, see pole üldsegi ilus See emotšik peaks rohkem päikest saama, liialt on vilus Mul on silmad pilus, kui jointi ma kimu Õhtu on ilus, siin peol on räimesi rohkem kui kalalaevade kilu Lõpp läheb pidu, mul teemon pähe hakkan, mis ütleb, et täna teeb vigu Ma võtan täna viina, kutsun kuradi ma siia Mitte miski ei tee liiga, kuni klampi kisub liiva Sõbra tüdruk sattus kiima, peab vist koju ära viima Hetkel purjus olen liiga, et siin kaine peaga mõelda Maa hõljub jalge all mul nagu Aladini vaip Kui sa räägid mulle FM raadiot, parem ole vait See on Pärnu, Tartu, Pärnu magasini saife Raha siin ei haise, klabame davai või No nii, Pärnu, Tartu, Skiso, Vena, Genister ja Mehkel. Saade on taskurööking, Skiso Vol 2 siis. Endiselt. Tahtsin seda küsida, et loos ütlesid ka, tegelikult tahtsin juba ennem lugu küsida, oli mul peas korraks. Oled siis noor paks Skiso või? Ja ikka Skiso mul ei ole, noor ja paks, nagu ikka näha. Tubli poiss. See on nagu ametlik nagu templiga või? See on AKA. See on AKA ja tegelikult Skiso on ju õige, siis noor paks Skiso ja... On nagu tänava siuke see... Nagu Sapka ja Hull Sapka ja Saabits ja vaata tuleb edasi. Muidugi. Saabits ja Kraabits ja Skarbabits ja vaata tulevad edasi. Sa oled Skiso ainult siis, kui mussi teed või vabal ajal oled ka Skiso? Vabal ajal on Mart Laanemäe. Davai, okei. Ja mis sa umbes paneksid protsendi, et palju sa ajast Skiso oled ja palju sa... No lava peal ma olen Skiso ja selles mõttes ikkagi ma nagu, ma ei tea, ei muuda ennast või ei ürita lava peal mingi teistsugune endale nagu ikka nii nagu ma olen nagu mingid räiget, mingi imidžit ma endast ei loo, et türa, et... Aga kui sa mussi ei teeks, kas sa oleks ikka Skiso? Ei, siis ma oleksin lihtsalt, ma ei tea, mida viita ma teeksin, kui ma ei teeks muusikat. See on eksistentsiaalne küsimus. Tere, mida ma siis teeksin? Et siis on nagu jess, et muusikat teed vaata. Aga kes on siis Mart? Räägi siis, kurat... Räägi Martist ka veits. Küll Skiso on külas me täna, aga pühendame väikse aja, kurat... Mardile ka. Või ei hakka sellest lohist rääkima täna. See on nii putsis end. Kus see Mart nii ilusad juuksed endale sais muidu? Mart kridi peast kasvavad. Kasvad peast olevad ise. Ei, vägevad juuksed on sul alati. See on sinu siukene ikkagi nagu mingi nagu see kuradi... Personal branding. Ja brandingu mingi selles mõttes, et kui sa paned kuhugi pildile või koomik sisse, siis saaks kergesti, näe, see on Skiso, vaata. Koomiksi peaks küll tegema. Seal teete koostööd on ju. Soengu osas teeb Skiso ja Mart teeb koostööd on ju. Seal ei olegi muud vastust. Mart on see vend, kes vastustab, milline Skiso välja näeb lava peale, kuidas ta käitsub. Ja lokid on... Tal on hoovad, ütleme nii. Lokid on jumala poolt antud loomulikud. Mart Lannemäe on tegelikult see vend, kes organiseerib kõiki neid pidusi ja nii, et siis ma ei pöördu mitte kellegi poole ja türa, et joo, ma olen Skiso, et tee uks lahti, lase tuppa, on ta räppida. Siis on manager ja Mart on nagu... Ma ei tea, mingi poole persega manager, ma olen vist kuidagi üritan siin mingid asju paika ajada meil kogu aeg. Ma tahan natuke su juustest rääkida veel. Türa, miks? Sul on ilusad juuksed, Kas sa oled mõelnud kunagi, et võiks teha... Kiilakaks ajada. Ühesõnaga, küsimus oli, et sul on loomulikud lokid, on ju? Naturaalsed ei ole mingi koolutatud. Ei ole. Nii, kuulsite, naturaalne. On päris surugi, türa. Ongi. Keegi
keegi saa hakata tulema edaspidi sulle ütlema, et Skizos on see vend, kellele koolutatud. Vennal kasvavad lokid. Ja ma räägin siin. Oota, ma küsin veel. Vabandust. Kas kunagi on plaanis olnud teha ka näiteks feat'i siukse bändiga nagu Girly Strings? Miks ka mitte? Noh, jumal lahe oleks ju. Nemad on ka suht lokkis, sina oled lokkis. Laulu nimi on Lokkis juuksed. Näiteks, mida iganes. Kuulsite Girly Strings, Skizo on siin. Või kui tahate Saksa turgu vallutada, siis lokkige haare. Ei, aga lahe. Kui tihti sa räpid stuudios? Või kui tihti sa käid räppimas või lindistamas või kuidas sul see rutiin on üldse? Kirjutama põhimõtteliselt iga vaba moment, mis mul tekib või kui mingi mõte pähe tuleb, aga räpin, ma ei tea, mingi paar korda nädalas tahaks ikka stuudiosse jõuda, kui mitte rohkem. Ja sul on oma stuudio? Meil on mingi ühine stuudio, mis on see Matsi stuudio, aga me seal mingi klapime tüüri, mingi 4 hästi vist ja siis igaüks käib siis, kui ta käib ja niimoodi see värk seal toimub, jah. Niimoodi see keeto toimib. Ja kirjutad põhimõtteliselt iga päev midagi või? No iga päev saab notesidesse vähemalt midagi kirja, mingi mõtte või mingi ühe rea nagu. Sa paned mingid mõttesähvatusi ka? Ikka, vahepeal rekordin kõrdi voice notesidesse, mingi ümisen ka lihtsalt, kui ma kuulen mingi piitsa, ma ei tule kohe sõnu, siis lihtsalt mingi flow'd nagu või? Kuidagi ümised flow'd jah nagu. Siis pärast üritad selle peale sõnu heitada. Nii ka oled teinud, et ümised selle asja ära ja siis saadad Mehklile, et kuule. Ei, ma ei saada neid ümisemisi kunagi nägile. Okei, need jäävad endale. Pärast nagu suudad tuvastada, kui taas esitad oma ümisi, mis saad aru, nagu mida sa sul ümisid ja milleks või? Vahepeal mõtlesin, mida suva soigumine tundub vahepeal nagu, jah? Siis mõtled, et see ei ole isegi on beat nagu, mis ässa. Ei, umbes nii. Tollel hetkel oli üligeniaalne lihtsalt. Ma tahan nagu selle juuste teema korra veel ikkagi läbi võtta, aga see on nagu sinule positiivses suunas. Ja ma pöördun kõikide meesisikute poole, kes norivad teiste meesisikute soenguid või juukseid. See nüüd on see juukse needus on. Nendel tavaliselt esimesena kiilaks lähebki. Kellel? Need, kes teiste juukseid narrivad, neil tihtipeale esimesena minu eesmärk ei ole narrida, eks ole. Mina ütlesin, et sul on juuksed juuksed. Ma tänan. Lihtsalt see on nice. Meeldivad üldse kehaosad meeldivad? No see inimese anatoomia huvitab mind. Aga räägi mulle sükest asja, et kas sporti ka teed või? Viimasel ajal ikka ei ole teinud üldse sporti, jah. Aga kui tegid, et mida oled teinud? Ma pole ka teinud siin, mul on ka... Antisporti. Mingi ujumistrennis olen käinud ja taekondoos käisin kunagi tätina. Siis MMA-s olen käinud ja kus ma veel olen käinud. Midagi ma olen ikka teinud, mingid spordivärki vist. Aga mõtted mingi trenni peale ei liigu? Ma ei tea, MMA-sse tahaks tagasi minna, kui ma nüüd Eestis ka olen. Samas ma nüüd otsustasin, et ma ei viitsi kuskil välismaale minna. Mats versus Skizo või? Ei, Mats mataks maha, ma tean, see on nii kaua MMA-s käinud. No teed trenni natuke. Shout out Mats üldse. Rest in peace oleks. Minust nii, kui ta seal trennis hakkas käima, minust taks kohe pikemaks kasvama ja laiemaks. Ja igat pidi. Ja nüüd on tervislik Mats, tere Matsi käis. Ta on nagu, ma nagu ehmusin nagu ära, jah. Mats on tubli poiss, jah. Mats teeb ka mussi ainult, Mats kuidagi laseb suht vähe miski pärast välja seda muusikaid. Ta väga vähe nagu. Kuule, ma tahan järgmist küsimust küsida. Ta teeb enda jaoks. Tal on nii väärtuslik muss, et ta on ise endale. muusika, ta lihtsalt hoiab seda. Ma tahan järgmist küsimust küsida. Ai, Mats. See on muin move. Tahan järgmist küsimust küsida. Kuule, järgmine küsimus, räägi mulle. Laenu saad teha või? Ei saa ikka. Saab ikka natukene. Natukene saab ikka. Tahtsin humoritse natuke teha. Kuule, aga räägi, mis just suhe sul selle Jako Raigiga on siis? Jako Raik on kõrdi ühe paugu vend. Jako on tubli poiss tegelikult. Jako kõrdi teeb videoid ja lihtsalt on muidu üliaktiivne. Mis ühe paugu, mis see tähendab? Vaat, kui suur tüdruk käsi on, nagu ma arvan, seal teist pauku poleks vaja saada, et maha kukkuda. Mingi inside joke on kunagi, miks Semu saatis mulle mingi pildi ja siis ütles, et ma tean Jakot, siis ta ütles, et see on ühe paugu vend. No ta on vist isegi ilma pauguta vend, sest ta maadlusvend. Tal meeldib väänata rohkem. Teeb heidet. Neid võtteid tõmmata, siin on 2 jala vahele neid vendi. Konkreetne gorilla lihtsalt. Temal nagu võib öelda, et tema pakib.
tema pakib. Pakkida talle meeldib. Eide on ma küll üks osa küsin iga kord ta pakkimisest. käest, et kakelda tahad või midagi, aga ta ei taha. ta ei taha seda haiget teha, sest sa oled nii tore vend. Ei, mõtlen ise sama. Et oleks pakkinud. Aga ei, Jako on videotüüp ja pole veel küll ühtegi videotega koos teinud, aga teeme. Ja... Aga ennem saadet just said mainisid, et olid location manager, nii et olete koostööd teinud officially. Põhimõtteliselt oleme, Hanf tuli uus lugu välja. Mingi vaadake kõik Hanf uut musahidead, kõik alles algab. Skiso location manager. Lampi pandi mind location manageriks. Panin tanki. Ja Jako pani tanki, jah. Ei, ma alguses üldse see tekkis niimoodi, et me läksime sinna jahtklubi juurde, Jako tahtis seal teha ja kes... Nagu me vaatasime seda kohta, kus ta hästi ajas, oli suht sitt koht, siis ma mõtlesin, okei, türatin kõrvale kohe on see kolledži kaar ja siis see vana, mis see kõrdi, kus vanasti räppi peavad toimub, oli Katlamaja või see? Ja siis seal kõrval tegime ka mingid klipid ja siis... Ja Tervises seal koridori all. Tervise taga Katlamaja ja kõrval. Te tegite siin kõrval ka? Ja siin tegime ka. Miski pärast teid ei olnud seda videos ainult, ma sain aru, et ikka töökoda tuleb ka sinna kaadrisse. Seal oli Murdik vist ja kedagi rakk. Murdik oli, aga niimoodi mind lampi pandi sinna selleks location. Ja kuidas siis selline uus amet sulle meeldis? Oli raske või? Väga raske, väga kurnav. Pidime jalutama. Ei no pingutama peab elu. Töötelefoniga said või? Mul on käinud töötelefon. Sain ikka. Ikka õigel musavideo setil on ikka raadiosaatjad ja värgid, teil oli kindlasti selline suure budgetiga värk. Piilume sinna selle artisti köögipooliku sisse ka natukene. Et milline nagu sinu jaoks õige raider olema peaks? Mis võiks raideris olla? Ja mis peaks kaetud olema? Kui sa ikkagi lähed sinna esinema. Ma tea, mingi 0,7 pudel rummi, siis kast vett võiks olla. Kas nagu selle madalama otsa rumm või nagu suke... Tume või hele rumm? Mingi pumburumm. Pumburumm võiks olla. Mis see on? See on proovi. See on hea rumm. Okei. Mis see pumbu tähendab? See on see kõik klaasis pudel, millel on rist peal. Äkki oled näinud mingi paar asjada? Ma ei usu raisk. Aga mis see pumbu, see tähendab mingit asukohta? Firma. Mul on pohku see hea rumm. Ma ei tea. Nagu Adidas või? Nagu kapten Morgan. Aha, selge. Aga Sakapa ei meeldi või? See on mingi vene viin või? Ei ole, see on rumm. See on kvaliteetrumm. Nii. Me saime Kärkossi saime kirja, mis seal veel? Äkki on veel Kärkossi? Ei. Lahjat ei taha? Ei, mingi longer kast võiks ka olla ikka. Tavaiga. Kast ehk 24 või? Kollast. 24 ühikut 0,33. Ja, kollast longer. Kollast longerat. Paistab läheb joomaks. Mingi taldriku peal võiks ka mingit näksi olla. Rummikooki või? Muidugi rummikooki. Ja ma ei tea, mingi kurdi lihhi või mingi küüslaegu leibunu. Davai. Ja siis ma ei tea, otsist ei ole. Ma nüüd prikolli pärast mõtlesin, et peaks panema ühe selle mingi supersummi pileti ka alati, siis on mingi väike haip sees, äkki annab. Aga ta täpsustad ka, et kasutamata on ja? Kasutamata kindlasti. Aga kuidas siiamaani olnud on üritustega, et promootorid on oma raideri need asjad ilusti ära täitnud alati? On mõni vastand ka mõni nõuetele või? Ise on promootor olnud enamalt. Kõike, mis küsitud on saanud, oleme saanud ikka. Need, mida sa praegu ütlesid ka või need on siis nagu mis on korralik, et päris elu on teine, jah? Ja ma ei tea, see geenipunkri laivil, seal oli küll päris korralikud kõrdi teemasid meil. See oli mingi külmkapp, kus oli kõrdi longerit ja mingi limonaadi täis, oli kõrdi laua peal food ja mingid viinad, särgid. Laua peal food või? Jah. Ei, nagu laua, nagu päkkari laua peal. Okei, ma kuulsin laua peal. Nagu päris Eestis oleks esinema. Kus see asub? See ikka väljamaa värk. Türa ma ei saanudki neid täpselt aru, aga põhimõtteliselt see on kuskil mingi Valga ja... Geenis või? Valgamaa kuskil. Olid kuskil, aga täpselt ei saanud aru, kus sa olid. Ta ei ole väga suur koht, ei ole ta. Rahvast ei normid seal suhtes, kui ma mingi poole päe tardikirjadi selle laivi ajal küsisin, siis rahvast oli mingi 140-150 vist läbi ukse jalatanud juba. Valga kõige lähem linn seal siis või? Ma tean, see Valgamaa lihtsalt. Peaks olema küll, ma arvan. Ja kuidas live oli seal või kuidas seal esineda oli? Normaalne, algusest astusime tuppa, siis mõtlesin, mida vittu, sest see oli nagu Bäkkari nii oli norm, aga just nagu see saal on siuke, et see on ülipikk. Siis ühes otsas on nagu see DJ lauld ja väike lava. Teises otsas on baar ja siis lihtsalt ülipikalt on mingi lauad, nagu mingi fucking koolipingid. Viskas veits söökla vaibi, aga see ei ole söökla nagu.
no, aga ei, normaalne oli laivi teha ikkagi, kui lõpuks tuli kuradi rahvas lava ette, siis oli suht pohhu, kus need lauad on. Muidugi. Kuidas üldse Bad-Artil tuli album Kriminoloogia hiljuti välja, see on mingi paar kuud tagasi vist. Et kuidas teie koostöö sündis üldse? No, minu silmis see sündis nii, et ma tegin Ühiskonna surve muusikavideo, siis Penal tuli siit Pilpa peal muusikavideo ja siis ma olin just läinud Rootsi tööle ja siis üks päev peale tööd mul lampi kirjutab mingi Artur Toompu, et jau, kuule, et sa oled teemas sees karakter ja et teeme feat. Ja siis tegin talle salmi ära, kui me Eesti jõudsin, siis ta just oli maininud ka midagi, et ta teeb albumit. Ma küsin, kas see lugu läheb albumile, ta ütles jep. Ja niimoodi ma sinna albumile sain. Nice. Väga nice, väga nice. Palju on... Ja see oli, minu jaoks oli nagu niisugune positiivne üllatus, et jas, kodukandi tüüp Bad-Arti albumil. Et nice work. Palju see tööl käimine või niisugune nagu töö selle artistile inspiratsiooni annab või annab küll tegelikult teatud hulgast, ma ei tea, sa teed lihtsalt asju, mida sa ei taha teha, et sa saaksid teha asju, mida sa tahad teha. Ja siis sa oled samal ajal mingite normide tüüpidega, samal ajal siis mingid tüübid, kes sind sitaks näinud, keda sa ei taha üldse näha, aga sa lihtsalt pead nendega läbi saamast, kes sa selle töö ära teeb muidu. Jah. No jah, nii on. See päris elu hustle. Just. Aga kuidas sa, ma ei tea, näed sa tulevikus kuidagi proovid sa muusikat kuidagi oma, ma ei tea, no see on ikka, tahaks ikka sissetulekuks teha selle jah, et saakski lihtsalt mussi teha ja käia laivi andmas ja peab lihtsalt head mussi tegema, aga mul on suht normaalselt kõrdi padrunis neid salvesi. Mis asja plaan on Smilersiga liituda või mis see plaan? Et mis mussist ära elamisest räägite siin? Ei, ma küsisin, et mis on Märgune nagu. Smilersisse tuleb minna. Ei, no sa ei tea, milline on Eesti muusika maastik 5 aasta pärast. Ma ei tea, milline on Eesti muusika maastik järgmise 5 aasta pärast. Jaa, meil on nüüd FM-i sagedusel hip-hop raadiojaam, nii et... On nüüd juba sagedus veel mängib? No üle Eesti pidi minema, igatahes ma lugesin täna uudist. Jaa, üle Eesti. Üle Eesti saab kuulata räppi raadiot, Eesti hip-hopi raadiot. Oli täna tuli uudis. Vinge. Läheb üle Eesti. Legendaarne raadio läheb üle Eesti. Algus oli ainult Harjumaale, vaata. Iga pool läheb. Kuule. Oota, aga said sa nagu tervet uudist lugeda või oli see maksu selle müüri taga? Maksuküüru taga. Ei, no mul on makstud kõik. Nii et said full uudise, et pärast ei ole mingid külajutud. Läheb asjaks. See on ju nüüd tore uudis. See on väga tore uudis. Aga meil on siiamaani see, et me või küsimusi küsida. Kuidas te üldse enda töökoja FM-i sinna saite? Mis küsimusi? Me võime ka ju vastata. Vastake, palun. No juhatus vastab. Nii, küsi uuesti, palun. Kuidas siis töökoda meil siin väikses Pärnu linnast sai sinna legendaarsesse raadiosse? Töökoda FM, kuidas see käsi tekkis üldse? Ja, me tegime sinna Pärnu Club Radiosse saadet hakkasime tegema. Tegime mingi 4-5 osa tegime. Ja Joel pakkus meil sinna, siis meil oli Jakko ja Mehkel oli ka pundis, aga see kuidagi ei tundunud nagu õige. Tunne ei olnud õige. Ja siis samal ajal tuli see legendaarne raadio ka, siis mõtlesin, kurat, et tahaks seal nagu pigem teha või nii, vaata, tekkis see mõte ka ja siis ma kirjutasin Questile ja tegime pilootsaate. Et umbes kontseptsioon on selline ja ma ei tea, mängime midagi sellist väike kiire siukse pitchi tegin talle, et mida mängime, kes teevad something. Ja tegin pilootsaate ja siis nad ütlesid, et suht okju või ma ei mäleta täpselt sõnastust, parafraseerin. Isegi positiivsem võis olla isegi, et sobis ühe sõnaga. Sobis ja siis läks eetrisse ja nüüd on lihtsalt... Proovisaade läks esimeseks saateks. Ja teil ongi live saade siis või? Me lindistame ette. Tavai. Aga ta selles suhtes on live, et kui me teda lindistame, siis me teeme laivi. Nagu praegu. Päris elus. Ei ole mingi AI. Et me vahepeal ei pausita, vahepeal käi võileiba söömas. Ma käisin neil seal saates külas, just viimases saates ja seal peab isegi püsti seisma seal saates. Siin ma pean istuma, ma ei ole kunagi alguses vist seisma ka püsti puldi taga, aga seal peab seisma, seal pidin püsti seisma. Seda saadet lindistate ka siin toas või? Tavai. See on stuudium, mitte tuba. Ma saan aru, et võib tekkida nagu kahtlusi, ma mõistan, aga igaks juhuks mainin, et stuudium. See töökoda on suur relais. Seal pool. Ei, no aga vaata. Seal pidin püsti seisma. Seal on meil laivinurk on seal.
et need on erinevad saated ja see on talk show siin. Erinevad saated ja sul peab see mentaliteet peab erinev olema, siis sellepärast on üks ka püsti ja teine on istudes. jah, mida iganes. Selge teema. Ei, aga ütleks, et väga lust on sinna saadet teha. On. Ma ei tea, minul ja Jopskal on see siuke väljund nagu suht vajalik asi ja seda muusika kaevamist. Ja seda saad nagu siukse erilise naudinguga nüüd teha ka. Muidu ka seda teinud, aga kuidagi see, et väljund on ka sellele, see on nagu kaevad sügavamale lihtsalt. Deeper. See on nagu ainukene siuke sügav auk, mida nagu millest tahad olla ja tahad veel sügavamale kaevata, sellepärast, et uskumatu mõte, et nüüd tuleb küll kuradi see põhjakiht ja Bedrock tuleb vastu, aga ei tule ja leiad jälle mingi sektori kuskilt, mingi portsu, mingi kandi vanasid, mingi täiesti ennekuulmatud, mingi 15-16 kuulamist nagu mingi 90 keskel välja antud. Mingi MC Obenova Vrottu. Ja MC Maksim, vaata midagi selle laadset. No ja mul on tegelikult sellega teine probleem ka, et nagu vahepeal avastad, kurat see vend on, ma käid nagu näiteks mingit tüüpe läbi vaata nende diskograafiaid ja siis neid tekib, see puu ja oks läheb nagu liiga laiali, millisele ma lähen vaata ja see tekitab mul sellist analyze, vaata, et nagu ei suuda ära otsustada ja siis ma olen nagu... Aga siis söödki võileiba, teed süsteemi ja siis lähed edasi. No jah, aeg maha. Suits aitab, ma ütlen sulle. Suitsetama peab. Kuule, aga kas nüüd võime ka küsida midagi või? Võite küll, jah. Sa siin muidu viimasel ajal siin oled kogu aeg ise küsinud. Kuidas, oota, mina küsin. Jätkan seda eelmist teemat lihtsalt, et kuidas ise muusika kaevamise vana, kas oled kõva kaevaja vana? Ikka selles suhtes mul mingi playlistis lugusi mingi 4 tonni vist ma arvan. No mitte playlistis, aga nagu, et on ikka nagu mingi luuti, mida ma juba olen plaaninud, seda ma samplin siin, seda ma tahan kindlasti seal, sellega ma tahan temaga proovida midagi teha, et ikka siukest nagu kaevamist on küll palju, jah. Aga sa vaatad juba nagu sampeldamise mussi otsid ka või? Aga kuidas sa need leiad? Lihtsalt kuulan. Käid teadlikult otsimas... Nagu mingi niimoodi, et ma lähen mingisse vinüülipoodi. Sa ei pea oma saladusi, neid sa ei pea reetma. Et igal sellel DJ-l ja omal melomanil on omal need salareed. Ikka normaalne kaevamine, uurimine, kuulamine, jõhker muusika kuulamine käib kogu aeg. Aga sa võid öelda, kus kohtadest... Ei ütle. Ahah, selge. Kuidas sul selle nussiga lood on? Paigas. Tule mootsi see küsimus tema käest, miskipärast. Ma olen terve aeg valmis. Ei, sa oled ühest asjast valesti aru saanud. Meie Kepi gangster on siin ikkagi ainult üks otsi vaatukust istub siin nagu vana paan. Tal on suht pohhu kõigest, ma vaatan. Ta oli 5 aastaselt elumees. Ta tegi meile selgeks üks päev. Naiste suguorganid, asjad, kuhu peavad asjad käima, minema, mis aukudesse, kuhu mingid asjad, 5 aastat oli ta kõik teada juba. Kui paigas on, siis on ju hästi tähendab. Kuule, aga ma küsiksin selle küsimuse ära. Et nüüd oled siin aastaid siin, saab öelda, vaata kui lahe on, sa juba aastaid oled mussi teinud. Kene vana aastaid juba. Et nüüd nende sõnadega vaata, see on selline asi, et mida rohkem teed, seda vähem teemasid on näiliselt, on ju, millest nagu laulda ja räppida. Aga kus suunas sa oled nagu oma nagu temaatikaga läinud, et kas lähed rohkem luuleliseks või on sul mingi kindel mingi struktuur aretatud välja, kuidas sa nagu lähened nende ja millele sa lähened? Uuemad lood, mis ma nüüd ei ole veel välja andnud, näiteks üks album, mis mul tuleb järgmisel sügisel peale Neetud ühiskonda. Kui see Pärnu Tartu ja Neetud ühiskond järgmisel sügisel. Järgmisel sügisel 26. Selline plaan on sul. Ette teada juba või? See on strateegia juba. Mul on juba ülejärgmine album ka välja mõeldud. 2027 siis või? 2027 tahaks, jah. Jesus fucking. Mul on juba, et jah, põhimõtteliselt võib-olla peamine vahe, mis on Pärnu Tartu mixtape ja Neetud ühiskonna ja siis selle järgmise albumi vahet. Pärnu Tartu ja Neetud ühiskond, ma lihtsalt tahan haige flow'ga mingit sitta enamuse ajast. Eks seal mingid nagu asjad on ka, mis ei ole lihtsalt niisama pask, aga et see teine album, see on ikka, kus ma ikka, mille üle ma on uhke ja kus ma ikka räägin mingi enda teemadest ikka. Siuke isiklikum asi rohkem või? Album, okei. Päris isiklik album. Palju siis on seal praegusel Pärnu-Tartu asjal on ka siukest isiklikku sisu või? Pigem ei ole lihtsalt kõik, ma ei tea, räppisime enamus asjadest, ma ei tea, mis toimusid sellel ajal meie ümber või mis inimesi me nägime või no eks te olete midagi kuulnud ja on aru saada, vaata.
et mingit shitta seal ei ole välja mõeldud, et mingi lihtsalt oleks haigem riim, vaata. Aga muidu, ütleme, kui sa ise teed, kas sõnum või tunnetus, saad aru, ma mõtlen, et kas sa lähed nagu mõlemad, tasakaalus või? Ilma ühete pole teist. Aga kui sa, väga hea vastus, väga hea küsimus. Aga ma jätku küsimusega. Aga kas räpplugu alati peab midagi ütlema? Ütleme räpplugu ja kas ta peab alati midagi ütlema või? Jooni alati kindlasti anda. Word up, son. Või tekitada? Tekitada või anda, et kui ma kuulet lihtsalt mingit sitta, siis on mõtete. Mis on sitt? Sellel on igal ühel enda kõrdi arusaam. Kas on mingi žanr, mida sa mine ei salli, Hardstyle. Ei lähe üldse, jah? No siuke mingi agressiivne hardstyle, mingi 170 BPM tõmba või ei. See on juba tegelikult speedcore juba. Nojah, no mingi, ma ei tea, minu jaoks on see kõik hardstyle. Ta või hardcore'i lised siis. Üks hardstyle puha. Ei no, selles mõttes ma ei dissi mingit elektroonilist muusikast, ma reeglilt armastan DMB-d ja mingit siukest house'i, tech house ja sellel on ka mingit 1000 mingi erinevad. On. Bass house, beat house, mis türa iganes see on. Happy hardcore on ka selline muusika. No see on käber aga nüüd house'is ma ütleks veel sinule lisaks deep house on ka veel. Okei, mina tahtsin teada, et jälle nüüd vaatame korraks ajalukku, et meenutada nüüd algusaegasid ja tänast päeva, et kas artistina on midagi nagu valesti ka või midagi teistmoodi praegu teeksid? Enda teel nii-öelda ei oleks mitte midagi muutnud. Kõik on praegu minu meelest tippstops ja täpselt sinna paika minemas, kus ta peab minema ja ma olen kõik need aastad õiged käike teinud ja õigete inimestega suhelnud ja võib-olla enda isiklikus eraelus on vahepeal veits putsi asju toimunud, aga see on ka andnud just, ma olen parem, head sellele muusikakarjääri värgil, et on asjale milleski rääkida. Elu valu on loome võlu. Muidugi, oi plää. Nii on, jah. Arvad, et kas ilma valuta ka annab head mussi teha või? No annab ikka, aga kui sa kuuled minu mussi, siis see on enamasti kõik süngavad. Ma ei tea, ma ei näegi päeva, kui ma hakkan mingi räppima, et kõik on nii hästi ja lilled kasvavad ja päike paistab mulle näkku. Et sul ongi ühesõnaga maapind on siin, siis sina maa all sünge. Kühveldad seal, jah? Ütleksid ainult sünge. Positiivselt ikka, aga seda saab ka ju nagu kuidagi lahedamalt öelda, et mitte ei pea mingi kredi head mingi popmuusikut räppi tegema, siukest paska ei itsi kindlasti teha kunagi. Aga sa oled siiamaani põhiliselt ma ei tea, räppinud, laulnud, on ja näed sa mingit suunda, mida sa veel avastaksid musamaailmas, ma ei tea, produmist või mingit miksimist või mis sa tunned, et kurat, üks hetk korjan üles mingi pilli või mis kutsub? Produtseerija ei ole ju ainult see tüüp, kes kirjadi nii-öelda arvuti taga produb. Ei proogi tõesti. Nagu tegelikult tahaks kunagi, ma ei tea, kui 963 juba rohkem mingit, et me oleme enda asjad juba välja lastud. DJ-d võib-olla tahaks õppida ära, et lihtsalt enda mussi mängida, aga niimoodi, et kedagi produtseerida, et juhatada kedagi. Siukest asja võiks kindlasti teha. Kuidas selle akadeemilise, ütleme siis, süsteemide järgimisega on, et oled sa nagu 16 rea vana või on sul need otsad nagu lahti, et kuidas sul, mina olen nagu, mul on raske, kui 16 peab olema, muidu läheb nagu, mul viskab päe kurat võssa vähe seda. Tervis kisub kehvaks. Tervise peale. Hakkab puperdama. Küll nagu halvatuks. Põrn annab tunda. Põrn läheb halvatuks. Ma ütleks, et varem kindlasti, kuni nüüd mingi hilisem momendini ma olin pigem see 16 rea vend, aga nüüd ma ikka üritan huuke teha, refrääne teha ja siukseid teisi salme. Üks asi on refrään teha hea, teine asi on teine hea salm ka veel sinna otsa välja mõelda, aga sellel albumil, mis tuleb nüüd siis nii-öelda 2026, et seal on siukseid lugusid, kus ma ikka panen 2 salmi ja refrääne. Võt seal minu arust ka tuleb väljagi see, et kas sa oled nagu hea räppar võib olla tüüp, kes võib-olla ei räppi alati mingi hullult teemas, vaid ta on hea räppar, tal on head punchid ja hea flow, aga et hea loo kirjutamise oskus, see on nagu teine skill, et sul terve lugu ja see siis võiks püsida mingis teemas või anda mingit sõnumit või emotsiooni või mida iganes edasi, ja ta on nagu tervik.
olen nõus. Sest et ja isegi riime kirjutanud lihtsalt riimimise pärast, sest et muidu teised jõuavad ennem valmis ja ei saa loo peale vaata. Enamus sellest räpi karjäärist on see niimoodi käinud, et viimased aastad on vabam nagu. See on ka väga nice tegelikult, et see on osa sellest rap shitist. Vaata, see on ju, kuidas sa lähtud oma seda teekonda. Kui sa vaatad nagu lähivaatest, tundub, et oi, kui jamat asja ma tegin, nagu sa võtad näiteks mingi, kavatsed ikka 30-40 aastat, 50 aastat tegeleda, siis ta nagu selles vaates ju on see üks lahe sektor nagu mingist mustrist lihtsalt sellest kogu temaatikast. Aga sa nagu arvad, sa ju ütlesid, et sa plaanid, et sa tõenäoliselt arvad vastan, et sellise mussiga nagu sa teed või teha tahad, et sellisega Eestis artistina ära elatuda? Kui teab, kas elab ära, ma seda ei saa kunagi teada, aga ma arvan, et see vähemalt kõnetab mingit hulka Eesti rahvast ja see võib potentsiaalselt rahvale peale minna ja meeldida, et ma mingi peas ei loo ikka endal mingi ettepilti, et nüüd tropin selle ja siis on paigas. Mitte kunagi ei ole asjad nii, nagu sa ette kujutad neid. Tõsi. Või väga harva. Kuidas sul oma selle karakteri ja selle voice'i tehnika ja selle stiili, kas sa nagu teed ekstra mingeid tegevusi selleks või läbi lihtsalt lugude tegemise ta Ma olen aastatega lihtsalt nende laivide käigus hääl täpselt üles leitud nagu. Et see on nagu sul käes ja see on paika timmitud? Ja ma ei saa häälega ükskõik mida teha nüüd nagu, aga esimesed paar aastat ikka, kui ma vanu laule ka kuulata, siis saan näha, et no ei ole seda, ma ei tea, mingi enesekindlust või julgust või lihtsalt see kõlab nagu mingi tüüp lihtsalt loeks mingit kõrdi paska maha paberi pealt, et nüüd on ikka tulnud jah, aastatega ikka käinud stuudios ja rekordinud ja et nüüd ikka midagi normaalset. Kas Pärnus on okei muusikat teha või nagu kas Pärnus jõuab kuulajateni või on vahet Eestis, kus sa üldse mussi teed või nagu? No ma ei tea, kui ma vaatan mingi spotis näiteks, kus kuulatakse kõige rohkem, siis on Tallinn, siis järgmine on mingi Tartu, Rakvere, siis tuleb alles Pärnu, aga ma ei tea, normaalne on teha küll, aga kui sul mingit nime pole, siis ega väga kedagi koti ka, et sa teed laivi nagu, kui sul on les kedagi kaasas ei ole näiteks. Aga oled sa, ma ei tea, mõelnud industrile lähemale ka kolida või? Miks ma mingid inimesi tean kuskilt nagu? Ma mõtlen just nagu asukohta vahetada, et Pärnust nahhu siin on. Üli pikalt oleme ainult Tartusse ära kolida, aga nüüd mul on mingid asjad siin Pärnus, mis on vaja enam paika laksutada. Okay. Ma ei teagi, mida teha, ma samas tahaks Tartusse kolida, samas tahaks Raussi tõmmata mingi paari aasta pärast, nii et ma ei teagi, mida vitt ma teen oma paari aasta jooksul nüüd. Okei. Otsad lahti. Vägev. Jah, Tartusse tahaks võib-olla kolida Eesti mõttes järgmisesse linna. Chiliks seal veits, tooks Pärnusse tagasi, siis läks võib-olla Tallinnasse. Kas sa, ma ei tea, sa ennem ütlesid vist, et sa Eesti seda peavoolu muusikat ei kuula? Nagu Eesti hardstyle või? Stefanit ja näiteks Liis Lemsalut või mingit sellist. Liis Lemsalut on fire, aga Stefanit ma küll ei kuula. Mingi naisartistid mulle meeldib, ma ei ole seda uut lugu. Välimuse pärast või nende oskuste? Üleüldse küll, enne kui ma mingit räppi kuulasin, siis ma kuulasin sükest mingi pop ja rock muusikat rohkem, et kõike, mis raadiost tuli või mida vanemad kuulasid. Ja mis sa praegu kuulad näiteks, kui sa räppi ei kuula? Sükest mingit, rocki veits. Ütle mõni bändi nimi ka, kui tuleb. Ega väga ei pea otsima või? Mul ei tule kohe. Ma ei tea, mingi Nirvana näiteks esimene, mis pähe tuleb. See on üldse esimene kokkupuude muusikaga. Absoluutselt esimene kokkupuude muusikaga. Tuli vast. Oled sa muidu kõva rännumees või? Nagu reisimise mõttes. Olen reisinud ikka igal pool, aga nagu niimoodi, et ma ei tea, lihtsalt läheks puhkama. Kus pool siis reisinud oled ka? Singapuris olen käinud näiteks, ma tean, mingi Skandinaavia riigid olen põhimõtteliselt kõik läbi käinud. Ja mingi Venemaal, Valgevenes, Ukrainas. Tere kuskil veel, ma ei mäleta isegi kõiki kohti. Kosovos ka oled käinud või? Ikka. Oled või? No mul on lihtsalt külmkapp on lihtsalt kõigi riigi magnetid täis. Sa oled seal käinud nagu seljakotiga või? Kus on see Varssavis või? Nagu Poolas Varssav või? Kosovo. Kosovo, ei, mis koht see on? No see on ikkagi see on allpool. Juba jah. Keelatud tsoon. Juba jah. Danger zone.
seal tuleb juba seda vastu. Sa oled nagu seljakotiga ringi pannud? Ei, mingi seljakotiga pole never back travel. Kas see oligi küsimus, kas ma olen seljakotiga ringi tripinud? No nüüd oli. Ei ole ikka fuck see, mida never ei viitsiks. Novatuursi kaudu ikka. Novatuursi kaudu. Tuusik. Ei, ma ei tea, me ei ole aru saanud nendest, nagu see on võib-olla vägev, aga mul ei ole jõudu jaks energiat ega tahtmist. Sihukest liikumist ja me sõitsime Tallinnas Semuga Pärnu poole ja siis Märjamaa tanklast tegime peatud, siis tuli üks hitchhiker samamoodi, mingi rets suur kaits seljas, kitarrid, asjad, see müts ka peas ja see pilliroa kamba vahel, no full, ma ei tea, kust tirada tuli. Ütles ka, et ta mingi põhimõtteliselt mingi Lätist hakkis algsi kõndima ja nüüd on siia jõudnud ja palun mis hakkab Pärnu. Meil üks töökoja vend pani küll häälega Hollandisse minu teada. Ei, Hispaania. Ja, tegi seda. Ta seda infot omad kurat. Bin Lade, jah. Meil siin siuke rännumees. Ma küsiks veel loomingu kohta. Kas see loomingu, eesti keeles kuidas on, loominguline tõrge või? Writer's block. Oled kogenud või kui tihti koged? Olen kogenud, ma ei tea, kord poole aastas ikka. Ka on sul mingid, kuidas sa sellega tegeled? Sümptomid ka on ju. Sümptomid näiteks? Liiga palju korraga endale ette võtmine. Nagu muusika mõttes, et ma teen sinu, ma teen ise ka selle. Vahepeal mul oli siuke moment, kus ma olin korraga mingi üle 10 projekti ja siis ma lihtsalt hakkasin järjest seda ma ei tea, sinuga ma viitsis, seda ei tee. Ja krahmamissündroom. See on, peab õppima ei ütlema. Nüüd ta teab, mis see kogus... Sümptomid ütleksid, peamine sümptom, ma ei tea, oled üldse nagu lihtsalt liiga kaua juba teinud ja et peaksid ajal puhkama mingi uusi kogemusi saama või ma ei tea, loed mingi raamat läbi või midagi. Tülpimusena ta üldiselt väljendub, minul tavaliselt, kui on tulnud tülpimus selle asja vastu. Mul on suht tihti niimoodi, et ma lihtsalt on ülipikk periood, kus ma ei saa mitte midagi välja kirjutatud või kirjutan mingi mõttetu sita ja siis tuleb mingi hoog lihtsalt sisse ja siis ma kirjutan mingi paari päevaga, ma ei tea, 5 lugu näiteks. Kirjutad kodu või kus sa kirjutad? Enamasti kodus või siis kui ma olen kuskil mujal ja mul tekib lihtsalt mingi, ma ei tea, mõte pähe ja siis ma lihtsalt telefonis või arvutis. Pärnu-Tartu, see on ka niimoodi kirjutatud või olite nagu stuudios ka? Pärnu-Tartu on ikka stuudios tehtud koos, et ma ei tea, me läksime Mehkli poolt stutti, siis Pena tuleb mingi veits aja pärast järgi ja selleks ajaks me oleme Mehkliga juba biidiga enam kuskile maale jõudnud, et hakkamegi kirjutama ja rekime ära ja et see ongi nüüd meil lihtsalt saanud tavaks iga kord, kui me käime. Sa ütlesid ennem, et loomingulist tõrget vältida, et mingi raamatut lugeda. Soovita mõni hea raamat. Mõni random hea raamat. 48 Laws of Power. Okei, see on Robert Greene, jah? See on ikka tummine raamat, ma praegu loen seda. Kas ennem ütlesid, et mõned sõnad on, kui see tülpimise asi meil siin oli jutuks, et mõned sõnad nagu kehvad on ja. Aga kas mõni sitt on hiljem nagu heaks ka läinud, et vaatad mingi värskema peaga, vaatad, kurat, tegelikult on ju kurat tips-tops. Ei oska praegu vastata sellele küsimusele. Kaka jääb kakaks, jah? No ikka sitt on sitt, jah. Sitt on täis pask, jah. Teeme ühe loo äkki. Okei. Polnudki tükk aega, aga mandasid saanud vaata. See lugu on nüüd siis viimane lugu, mis me tegime Pena ja Mehkliga peale seda neljapäevast Tartu laivi. See on see Julmar Poksmas või? Julmar Pohmas. Tavai, paneb Julmar Poksmas. Vendadega neljakesti autos mööda maanteed. Meil üsna sarnased maailmavaated. Elufilm peaks tegema selle saate. Kätt ei saa meid, kuna liigume ettevaatlikult. Ei, ma ei arva, et õige pileti kraapinud veel. Olen hetkes, mis kestab aadlikult kaua. Küsimus pole, kes siin kellest ees, vaid miks sa seda teed ja mida sa istud lauda. Oma elemendi saavutanud, vitu pedeb meindi, kes ainult niisama kaagutab. Vahepeal ei oska lõpetada, kui ma alustanud. Panustanud palju ja paljust olen ka aru saanud. Rahu backwood, kirsi maitseline magussaavu. Panen ringi leede, räägin inglitega. Oh my god, need inglid kenad, hõljum mööda pilvi, elan miskib mind ei seega. Ausalt öeldes olen väsinud, aga ma kõnnin edasi.
pooldaja helistab, küsib, kas teinud olen, vastan, et pole, kui tegelikult ju olen. Nad ei kontrolli mind, teen mida tahan, ma tihti neid pilves, ma lendan kui loe. Ta ütleb, et vihkab ta kiilakaid mehi ja kui ta mind nägi, tal märakses kohe. Me töötab meid kuni näljas, et me veel, et ükskord saaks öelda, et nälga meil pole. Ma teen siin mussi, ma loon mingeid asju, ma tean, mis ma teen, mul ei olegi häbi. Su keskendumisvõime kestab vaid täpselt nii kaua, kui saab meil see joone siin läbi. Ma ei viitsigi liikuda võõrates metsades, kus pole sõpru, kus polegi käbi. Väiksemast saati ma teadnud, et peast olen segi, kuid nüüd on see justkui mu vägi. Sa pead andma siin tasuta asju ja muidu see rahvas su laulu ei jaga ju. Ma ei saa öelda sul salajast vürtsi, seda ei ole see ainuke saladus. Peame laivile minema, meil pole raha ju, nii et see tuur juba alaku. Olen lambist nii kinni, et ma ei taju, kuidas su naine on kogu aeg avatud. Saigi läbi või? Sorry, ma esimest osa loost Skiso osa ei salvestanud, aga Pena läks all in, ma siin kuulsin küll. Davai. Spitt oli muu salm jäänud peale? Ei, ma olin mõttega korra mujal nagu. Davai pohhu, see ongi hea jääbki kuradi Ande Liisiks. Pena räpib nii nagu kuradi rentaks maksmata. No siin nagu, ma jäin kuulama siukest Jesus Christ. Nagu rent oleks täiega maksmata. Õiendas kõvasti. Rentaks maksmata, landlord kauputab uksi taha. Ja. Lihtsalt nagu. Okei, ma tahtsin tegelikult seda küsida, et kuidas sa tunned, kuidas sul tunnetus on, kas sa tunned, et su looming on su enda kontrolli all või on see mingisugune kõrgemad jõud? Looming on 100% enda kontrolli all ikka. Sul on selline tunnetus? Ja mind ei saa keegi teine kontrolli. Tavai. Ma olen siuks isiksisi inimene. Suht rats. Ja. Nii on. Okei. Looming olen siis mu enda kontrolli all, kui ma ootan, et keegi ära miksiks selle. See on ainuke moment, kui see ei ole minu kontrolli all. No nii, hakkab tulema. Etteheited. Kuule, aga teeme, meil on vahepeal tulevad kuulajatelt ka küsimusi. No nii, oi plee, mis siit tuleb nüüd? Vänni küsimused. No siin on ikka tavaliselt ikka küsimused. Vänne tuleb. No nii, ootame kohe. Tavaliselt ma lihtsalt nii kaua, kui ta otsib, räägin saatekuulajatele, et tavaliselt selleks ajaks ma pikutan siin diivanil juba, aga kuna me oleme nüüd teist korda siis pildis, siis ma pean nende homodega siin istuma ja siis... Nii, Nii, kas nimi Skiso on kuidagi seotud skisofreeniaga? Ei ole, mul ei ole skisofreeniat, see on lihtsalt äge nimi, mis sobib selle stiiliga kokku, mida ma teen. Stiil on nagu skisofreeniline siis või? Stiil on lihtsalt siuke, ma ei tea, saad aru küll, Saan aru. No vaat. Saan aru. Siis polegi sõnu vaja. Nii, okei, see suht selge vastus. Miks just Memphise teema sind kõnetab ja kuidas sa selleni jõudsid? Big up ka, said big upiga. Okei. Mis just Memphis või? Sest et ma ei tea, alguses sa ikka nagu mingist 90s, mingi boom bap'is kuulesid mingi Mobb Deepi ja siuksid, aga ma arvan, et Memphisel on siukest veits mingit pungilikku või rockilikku elementi nagu, nad on kuidagi nagu submerged hip-hopiga ja minu meelest see on see, mis on sitaks lahe, pluss Juicy J on üks mu lemmikräppar üldse ja ma tatina kuulasin väga palju 3-6 Mafiat ja siis ikkagi ju lõppude lõpuks tahad teha sellist mussi, mis endale meeldib teha ja vaata, või no mis endale meeldib nagu kõrva järgi kõige rohkem. Te olete seda Memphise vagu Eestis täiega ju kündmas. Minu meelest ei olegi, aga keegi teinud. Funky on tehtud äkki ja mingit räppi, aga Memphist väga palju ei ole. Ja aga neid asju enamalt ongi tehtud ilma nagu, ma ei tea, eestikeelsete räpitavata, et sellist nii-öelda liikumine nagu teil on ja väike siuke ja veel räpite eesti keeles, et see on ikkagi... Ja see pungilik või see hõng tuleb, et ongi karva, see sound on bass ja kõik on nagu karvane veits, kuradi... Krõbiseb. Jah, krõbiseb. Meelega on maha keeratud kõrgeid ja madalaid. Teil heaks, siis keeran halvaks, vaata. Teil heaks, siis te sitaks uuesti ja siis on veel parem. Ja miks see nii puhas on, et kas saaks vähe... See ei ole see stiil. Kas te olete oma insenerile pidanud nagu mainima ka, et kuule, et nagu liiga puhas, ikka. Te pane mingit mustust. Viska sütt juurde. On ikka muidugi on, et miks bass vähem lööb, miks see trumm ei kiki nii, nagu ta ennem kikkis. Ja no Mehkli biidid on suht bassised ka alati. Ikka on. Tolmused. Nii, sai vastatud, on ju?
aga kuidas selleni jõudsid, kas see käis kuidagi läbi? Tatin oli lemmik. Läbi Boom Bap'i. Juicy J läbi Boom Bap'i ja Boom armastus. Ja siis tuli edasi. Juicy J praegusel ajal ka annab kogu aeg mussi välja. Annab kogu aeg mussi, ma olen isegi jõudnud jälgida. Ja need on suht nagu sama stiilis asjad on tihti peale. Aga ta ka see Memphisi produktsioon on läinud just rohkem puhtamaks, aga ta on parajalt Crispy ise ka veel. On, aga kuidagi, ma vahest kuulan neid asju, mis ta on teinud ja siis nad kuidagi mõnusalt lihtsasti seeditavad või siuksed kuradi perse rappumismuusika on kogu aeg käib. Full stripiklubi muusika. Nii, kas Skisole meeldib Memphis? Okei, no see on... Küsige veel korra Memphisi küsimust. Ma teen selle, labastan selle nalja siis lõplikult ära, et miks mitte Philadelphia värki? Ma ei tea. Mitu kurikat peab tavainimene keerama, et olla skiso? Ma ei tea, vastake kommentaarides. Nii, no aga teeme pakume mingid... Ma ei tea, ma arvan, kui mingi tavaline inimene, kes selle kunagi savu teinud, siis tere ühest normaalsest kurikast juba piisab, et kaita nahku mahaks ju. Ja ikka. Ja kas me räägime nüüd nagu sellest täielikust haigusest või sellisest olekust? Võibki, kata võibki täielikult jäädavalt nahku tõmmata. Ei, ta võibki, ma nagu tean seda. See on nagu reaalnost on see, et kata nahku tõmbab. Reaalne tema patsaan. Nii kuri. Nii, Mart. Millal Mart Sanderiga fiiti teed? Mart Sander. Mis teema on? Kus sa oled? Nimi on ka Mart üle. Ei, ma ei tea, ma arvan mitte kunagi. Ma ei tea, ma ei usu, et ta minuga kunagi tahaks midagi teha. Mart Sander on ikkagi ju praegu multitalent, muusik, mitte ainult. Aga siis peaks mingi Sander ka tulema, siis Mart Sander ja Mart Sander. Muidu ma ei viitsi teha. Aga ta on ikkagi ju multitalent, filmid ja maali, mida kõike see vend ei tee. No praegu me muusikasektoris selle pärast nagu. Ma jakkan neid... Pead Sander õigusega rääkima. Aga nimeta üks Mart Sandri laul. No ta pigem on mitte estraadi esitanud kogu aeg. On näest. Ma tean, et ta on mingi saatejuht igal pool, aga ma ei ole jälginud, ma ei jäänud muusikakarjääriga on. Veel peab võib-olla siin isegi täpsustama, et lisaks saatejuhile on ta ka režissöör, pianist, aheklipi vend. Mart Sanderi filmid on ju mingi asi, ma pole kunagi ühtegi näinud. Ma ei tea, Mart Sander OG. Väga OG. Sartmander. Nii. See sai küll vastuse, varsti. Nii, kes on Pärnu kõige paksem räppar? Noor paks ise. Ära Japska see ka maininud juba. Mina olen kõige paksem. Ei, mina olen. Selle riimi kasvame peale ütlesid. Ja ütlesin. Paks laul sai siin ette mängitud. Paks laul, jah. Korra, et see ongi tegelikult on nagu see. Mitu kilogrammi paks oled? Ma ei tea, me olen ammu kaalunud. Siin kohe kaalu pole, ma astuks peale. Pole. Rahval ikka ei ütleks. Mul läks juba... Tõmbasin sul kõredi taburit ära sellega. No teinekord nii juhtub, ega mis ikka. Ma käisin tegemist ei ole just kõige noorema inimesega. Ma küsin vaheküsimuse. Kes on kõige parem Pärnu räppar läbi aegade? Läbi aegade või kes on tulnud olnud ja jäänud või? No ütleme, kes või kunagi oli või midagi. Tommy Boy on minu meelest ainuke räppari, kes on tulnud olnud ja jäänud nagu nendest vanadest aegadest. Siiamaani jäänud. Ma ütleks, et kõige parem... Ma oleks samamoodi vastanud täpselt sulle. Kõige parem võib olla minu silmis oli Kailit, aga ta minu meelest lihtsalt üks moment otsustas, et ma enam ei tee mussi. Sitt otsus. Väga sitt otsus. Aga no, nüüd ta ikka midagi vaikselt nokitseb. Minu arust ka, et see ei vasta tõele. Kailit ei ole kuhugi kadunud. Ta midagi nokitseb, jah. Või ta nokitseb, aga nagu... Release the music. Tal on võib-olla see või järgmine aasta, nagu siin mõnedelgi teistelgi. Võin saladus kätte all öelda, mis ei ole enam saladus, aga Kailit on selle albumi peal, mis on 2026 tulemas. Ette reserveeritud juba, planeeritud. Nii, võin edasi minna. Minna edasi. Nii, kumb oli enne pannil, kas muna või kana? Pannil oli peekon. Ment oled või? Järgmine küsimus lihtsalt. Ei. Miks? Ei, aga räägi lähemal mikri poole. Räägi lähemal mikri poole. Ment ei ole, aga räägi lähemal mikrile. Räägi lähemal. Okei. Salament või? Mupa. Ma olen see, kes käidi neid jänesid püüab bussi pealt. Ka seda me kardame, meie asutus kardab ka seda.
jah, juba. Kas Soomes oli Jäpo või? Oli mingi, kunagi arutasime siin, lugesime mingit uudist ja on küll Jäpo. Kapo on Jäpo. Ei ole, Soomes on Sopo, Soome politsei. Ei, aga see kaitsepolitsei on Jäpo vist neil. Või Säpo. Tundub ohtlik, kõlab väga ohtlikult. Ütleme nii, et Jäpoga ei tahaks küll tegemist teha. Kapoga julgelt, aga Jäpo on liiga jõhker. Kuidas tekkis Tartu Connection? Vist käis läbi ennem ja? Käis läbi ennem jah, et kuradi järsku juhuslikud. Ai tegelikult ma võin vastata teistmoodi sellele. Siuke räpi duo vist oli Tartus nagu SMRP. Siis nad kunagi kirjutasid mulle SoundCloudi, et tuleme albumi peale. Siis ma vaatasin, kes nad üldse on ja vaatasin, et seal sellel ühel tüübil neist oli Pena Kanistriga lugu. Siis kuulasin seda ja siis oli ka üks nendest lugudest, mis pani mind talle kirjutama ja siis niimoodi ma leidsin Pena ja niimoodi ma hakkasin Tartu tüüpidega suhtlema ja nüüd ma käin suht tihti Tartus. Ennem seda Tartut teadsid või? Ikka, aga ma niimoodi, et oma peale läheks lampi Tartusse trippima ei olnud kunagi käinud, vaata mingi fämmi või sõpradega, aga niimoodi lihtsalt solo läheks ja teeks midagi. Väga hästi. Viimane küsimus siis vist. Milline Graph ei rikuks uut silda? Võt. Siuke, mille on mingi krüptik äkki teinud Pärnus. Oli krüptik Pärnu poiss meil või? Ja võt, et siuke rikuks ära, mis on lihtsalt türa mingi kaarautost astetud 2 eurine aerosool ja sellega mingi munn joonistatud sinna või mingi Fuck the Police või mingi siuke asi jääks jabur nagu. Samas see on omamoodi ilus, aga see nagu rikuks selle silla ära, see oleks ikka mingi kunstiteos olla. No. Fuck the Police, seda ma ei soosi, aga vana hea legendaarne Mendid on kõk. 5K-ga keskelt või palju sul oli? Ja tugevad teega lõpus. Kukked. Ei, 2K-ga. 3-ga on juba nagu see juba pilastamine. Ei, oligi 2K-ga. Mendid on kukked. Aga Pärnus võiks olla küll rohkem siukest mingi tänavagraafi, mis reaalselt ilusasti tehtud, nagu Tartus on mu meelest sitaks palju mingi lihtsalt suur majanurk ja see ongi lihtsalt täis tehtud või mingi prügikastid või ma ei tea, mingi fucking pood on täis räägitud nagu. On. Tartus nägin ühte bussi ka, mis oli täiesti täis stikerpombitud, terve buss türavad, see nägi lahe välja nagu. Nagu lahe see oli või? Nagu väga lahe, nagu lihtsalt tavaline nagu buss, nagu mis sõits mööda linna ringi ja täiesti stikerpombitud ja värviline siuke. See nägi lahe välja. Ise, kuidas selle joonistamisega lood on? Ma ei tea, siiamaani ei ole väga viitsinud joonistada nagu nii palju, kui ma vanasti olen nagu rääkinud, et ma mingi enda albumi cover ja mingi neid toorikuid enam-vähem kujundan. 2030 hakkab tegema, ma arvan, Graffi. Mingi jah. Ja ta on pikk plaan. Paigas ju pikk plaan. Siis on hea, kui asjad paigas on. Skisol on pikem plaan kui Eesti Vabariigil. No enamustel on pikem plaan kui Eesti Vabariigil. Ei, no see on jah, mis me siin ikka rõuvime. Aga kus sa ennast 300 aasta pärast näed? Reinkarneerununa mingi 5. korda. Ma ei tea, loodetavasti. Aga ikka nagu Skiso nime alt tuled iga kord või erineva nurgalt või? Nimi on teine, aga lihtsalt see skill ei muutu, vaata. Et kui 300 aasta pärast on ka mingi paks vend, kes räpib sitaks haigelt, siis on mina Eestimaal nagu Eestimaal. Oota, aga religioon näiteks on sinu jaoks mingi asi, mis on sinu elus siuke asi või? Ma praegu jätaks selle küsimuse vahele. Imedesse usud või? Imedesse peab uskuma. Peab või sa nagu tahad uskuda? Või sa oled kohustatud või nagu? Kes usub, tead, selle tavaliselt veab. Lõpuks. Siis järelikult usud, jah? Aga religioonisi teemal ma praegu ei hakkaks vastama küsimustele. Tavai. Me pole satanistide saade selle pärast. Küll sa seal. Ma ei ole satanist. Kui seal oleks, siis häälepaelad räägiks sellest religioonist. Okay. Jõuame mingis muus saatis selle küsimusele juurde tagasi tulla. Jõuame, jah? Jõuame raudselt. Mitte täna. Tavai, siis küsimus jääb kindlasti õhku, sest et sa ise tekitad põnevust sellele. Ja siis pärast, ei ole tegelikult midagi. Lihtsalt lirik. Oota, aga mussi sa ise ei teinud, on ja? Nagu biite ja nii ma ei tee ise. Aga kui palju nagu selles suhtes see mõjutab sind? Et meie näiteks, Mäkiga vaata, meil on niimoodi, et teeme hullult ja biidist, sinna peale teeme hullult ja sõnad, on ja? Et kas tuleb tihti sul nagu need hullult häid biite teiste poolt või sa tunned, et sa ise teeksid nagu veel endama või nagu, mis su artistiga kokku läheb?
ja ikka, kui ma kuulen mingit biiti ja ma kujutan ette, et kas siin võiks midagi veits teistmoodi olla, siis ma ütlen seda ja siis me tavaliselt teeme nii. Okei, et saad oma selle nagu, mida sa ikka, soovid, saad nagu kätte, midagi nagu puudu ei jää sellest nagu. Minu meelest anna mulle just rohkem juurde, et ma ise ei tee biiti ega ei miksi, sest mul palju rohkem aega tegeleda kõige muuga. Ja nagu see üks asi on enda teksti mitte rahulolematusest üle saamine. Ma ei kujuta ette, kui räigelt ma peaksin biiti tegema, et ma lõpuks tahaksin mingi biidi välja anda nagu. Okei, et tuleks topelt raskus ühe. Muidugi ma arvan jah, et see on nagu õlgadelt läinud. Okei. Kas sul on mingi, see on mõttetu. See läks praegu. Tahaksid sa mingisuguse nagu suurema, mingi kõvema leibel alla saada või tahaksid sa olla ise nagu ikkagi selle... Independent. Pigem seda 963 asja ikka ise edasi ajada, aga eks ma ei tea, kui kunagi mingi leibel lampi tahab mulle mingit koostöö pakkumist ja siis ma kuuleks ikka mingi asja üle, aga selles mõttes ma mingi enda kataloogi kellegi 100% hakkan never andma. Õige. Arvad, et siuke kraam. Kui on mingid tüübid, kes tahavad, ma ei tea, mingi suunata või aidata, et sa võiks nii teha või ma ei tea, mingi managementi kuidagi aidata, see oleks pigem roheline tuli, vaata, aga... Ostetakse, kurat üldse ei tea seda, Eestis ostetakse niimoodi neid kuradi back-katalooge ka ära. Midagi halvasti öelda, aga Eestis mõttes need suhtväärtusetud ju ei. Ma mõtlengi, et seal ei ole nagu mingit väljut, et neid ära osta, vaata. Seal on Future müüb enda mingi fucking kataloogi maata, saab mingi 70-80 milli, vaata. Make sense, jah. Ja. Aga mis sa arvad, mis seisus see Memphise kraam praegu on, mida te kuulate seal pundiga ja mida te teete seal pundiga? Nagu mida sa siis? Enda omast üleüldisest pildist. Räägi enda omast ikka, jah. Et mis ma näen praegu tegelikult enda silmis, et ma teen selle Neetud ühiskond Vol 2 ära, mis on ka siuke Memphis, siis minu poolt on Memphisega paus mõneks ajaks. Sest see järgmine album, ma võin öelda, see žanr tuleb siuke boom bap ja teine tuleb siuke ka mingi Memphis fongi mingi siuke vahepealne trapikas mingi veits. Ja ma võin öelda, et nende 2 albumi produtsendid olid kunagi klassivennad. See on üks vihe teile. Ärge siin praegu arvama. Mina olen Kilingi-Nõmmest, ma ei tea sittagi. Pole koolis käinudki elus kunagi. Eestlastest räägime ikka. Ja eestlastest. Niimoodi, et mõlemad nagu järgmised 2 albumit peale Neetud ühiskond on produtseeritud täiesti ühe inimese poolt ja need 2 eri inimest on kunagi klassi ennad olnud. Ja, ma vist mõtlesin välja. Mul kurat oli mingi küsimus ka risk. Ega temagi kõige noorem väljalase enam pole, et juuksetel ei kasva. No aju võib noorel inimesel ka haige olla, vaata. Et ma niisama mölisen. On sul nagu juba mingid siuksed vanasid ka, nagu, kes on sulle mingi kraami saatnud, kellele sa nagu papa oled nagu, et viskad vähe nagu nõutsi seal ja et kuule, et säti siit ja vaata, proovi nii ja... Ma ei tea, kunagi üks tüüp ütles, et ta tahaks, ma oleks enda mentor ja siis ma ütlesin, et mees ma oleks endal mentorit, et ei. Meil kõigil oleks tegelikult. Ma ei tea, üks tüüp tahtis vahepeal lugu teha muga, kes on nagu minu silmis, ma ei tea, võib-olla siuke tüüp nagu, kellel nagu ma umbes päedaardi lähen või midagi vahet. Ja siis ma ei tea, ma panin foldi selle ikka lõpuks, sest ei fiilinud väga. Nagu ma panin foldi enne, kui ma hakkasin üldse nagu seda lugu tegema, sest ma kuulasin ta veits vanemat kraami ja ma mõtlesin, et see praegu ei ole veel õige moment. Et ma ei öelnud, et ei üleüldse, vaid et mitte praegu. Okei. Mida sa teistes artistides hindad kõige rohkem? On see mingid? See on hea küsimus. Ma hindan artistis seda, et kui ta reaalselt panustab ja näeb vaeva ja mitte, nagu teeb reaalselt show'd ka, mitte ei tule lihtsalt kuridi lava peale, teeb enda salmi ära, vaatab maha, ei ütle mitte midagi, läheb nahku ja siis hakkab mingi kapsast nõudma, vaata, ei söö munni, vaata, sa ei saa teinud midagi. Aga ei ikka, no siukseid inimesi, kes ikka hingega teevad ikka, et tahavad teha ja väga hindan neid tüüpe, kes räpivad ilma fonota. Okei, see on juba spetsiifiline. See on juba mehe jutt siin ma kuuleme. Aga palju selliseid inimesi sa Eestis kohtad? On, kindlasti ringkond on ümbritsetud sellistest inimestest kindlasti on ja. Aga kas on nüüd nagu
on neid nagu küll või? Nagu selle hea külje alt või just selle halva külje alt? Hea külje alt, jah. On ikka. Ainult lihtsalt kõik võiks natuke rohkem näljasid olla. Kes mu tutvusin ka on? More hungry või? Jah. Tavai. Aga Pena ja Mehkli koha pealt on seal pole mingit küsimust, seal on kõik juba paigas. Osad tüübid, kes ma tean, et teevad mussi, mul niisugune tunne, et teevad seda mussi, sest nad tahavad kunagi rääkida, et kuule, ma veits ka proovisin, vaata. Ma tahan turos süüa, ma tahan kõik ära süüa. Noor paks on näljane, Kas sa oleksid, sul on täpselt selline attituud, oleksid sa nõus kellegiga ka nagu hea sportliku mõnusa beefi maha pidama? Niisama, et beefida küll ei viitsi beefida. Ei, no ütleme, et kui tekib, oleks, läheb tavai. Väike libastumine tuleb. See on see koht, kus ma pean putsi hakkama saatma midagi. Ei, no see võid... Fuck Jander. Sa pead ikkagi... Fuck Saasi. Sellisel juhul sa pead... Veel kloonid Tallinnast, kes ei oska räppida. Sellisel juhul sa peaksid Pärnu Tartu hoiab teema üle, okei, räägi edasi. Sellisel juhul sa peaksid ikkagi häid riime tegema. Praegu siis räpimaailmas on ju eelmine aasta hakkas see beefi teema pihta ja ütleme seal esimeses räpimaailmas on ju Drake ja Kendrick alustasid, aga nüüd on see ju edasi liikunud Joey Badass ja siis nagu seal asju toimub nagu ja räpi fännina on seda ikkagi lust näha. Tervislik battle. No seal on ikkagi skillid on mängus, sa näed nagu vormis räppareid üksteisega võistlemas. Boldid on nad seal kõik seal koos. Tahavad olla kõik seal, jah. Vahepeal mõtlesin tegelikult, et võiks korraldada mingi battle'id, aga türa ma ei tea, kui vaatad neid vanu BFS-i, siis türa seal oli mingi 5-7 okeid battle'id, ülejäänud siuke klaunaad, et mine lihtsalt perse nagu türa. Vahepeal vaatame ikka mõtled, miks sa läksid sinna, mida sa teed seal, vaata. Need on jah nagu battle'i formaadis. Piinlik hakkab, kui vaatad. Piinlik jah, et ei viitsi mingit paski teha. Ma olen ise mõelnud küll nagu battle'it teha. Penaga ma ei tahaks battle'it teha, sest teile ma ütleksin nii putis asju talle, et me ei oleks enam sõbrad, ma arvan. Panete nõuga ja parimad sõbrad. Ei nagu lihtsalt läheks liiga isiklikuks. Aga ei, ma ei tea, keegi muga battle'it teha tahab, kirjutage tere. Ei, no tehku lugu valmis siis nagu esimene. Ongi kirjutab tekst valmis tere, nagu Pärnu Tartus ütlesin. Lae lugu üles ja ärki-särki. Toim. Aga kes... Beefi, ma ei tea, otseselt ei kisu mingi beefi, aga ma ei tea, kuulasin üht Saasi laulu, mingi Freaki või mis iganes, ta ütleb seal, kui sa tahad muga fiiti, viska kilo leiti, sul ei ole mitte keegi kunagi maksnud kilo ja sul mitte ükski salm ei ole 1000 eurot väärt, Saasi, chill the fuck out. Ja tere said sa Pena kohta mingit sitta räägid, kreedi mingi change'i kommentaari, mis on ka lame. Ütle päris elust tal midagi, kui sa näed teda või teed distrack. Lõpp distracki järgi. Fuck Jander ka veel. Sa ikkagi tahad beefida. Jander, türa, Jander, miks sa oled üle märgatud Pärnus enda mussi promot, tõmbab pilte ette ausalt, ei ole isegi Pärnust pärit üle. Oh my god, mida ma rändin nüüd? Oota, kas need on nagu päris asjad või ta on praegu, ma vaatan... Ei, ma päris kohe lautasin praegu. Sketši või praegu on nagu... Teevad veel koos mussi ka, suht haige pätte oleks Kisa Pena versus Andres Saassi türa. Poleks nii magama nüüd poisid. Miks ma seda küsin? Oleks vaja ühte korralikku nagu beefi, räpi beefi, skillid, uppercut, punch, värgid... Pole kaua olnud meil siin ju siukest normaalset Suurpapa versus Abraham nagu leged beefid, vaata. Kõva teemana. Ma ei tea, ei viitsi mingi lambi beefi ka teha ju, kui midagi isiklikku pole ju, seal Papal ja Abrahamil oli ikka mingi isiklik teemana. Ja ei, see oli ikkagi nagu väga isiklik, väga isiklik. Ei ole kaua olnud jah, et jah. No see Asma ja Papa oli ka, aga no... Seal lugusi vist palju ei olnud ju, midagi oli. Seal oli käinud üks lugu ja Papa ei vastanud, tegi lihtsalt Insta-liividele ja sinna nagu see jäigi minu meelest. Eks seal midagi ikka toimus, ma arvan, behind the scenes pärast, mul pole näimuga. See on jama, jätaks lugusi, et nagu mina olen parem kui sina, ei, hoopis mina olen parem kui sina. Aga huvitav, kas siukest selja taga kopitamist on muidu palju või? Igal pool raudselt. Arvad, jah? 100%. Et on mingi, nad tegid jälle mingi album, ma ei tea, mingi palju kaua nad teevad, palju teevad need mingi umbes niimoodi. Kas käib huvitav? Ma ei tea. Raudselt käib. Et ei ole niimoodi, vau, nad tegid nagu, vaata, kui tubli, nagu jumal lahe, mingi, jumal on normaalne asi, tüüdi või mingi. Et ei tea, kui palju need kaalukausid, kus on, kurat. No seda ju isegi vahest, kui kellegi mussi kohas on pask, vaata oma keskis räägid, aga no see ei ole selline ussitamine vist. Lihtsalt nagu siukest nagu ussitamist nagu siuke. Ei no ussitamine on, kui sa ütled, ma ei tea, küsin sult, mis sa muus loost arvad, ütled mulle, et üles sitaks aus, aga sa ütled hopskalt, tiräädi tegi nii sita loo. Ja et ma ütlen A ja B, 2 varianti, seda jah. Täiesti välistavad teineteist on jah.
siis pärast näen sind, küsin, et miks sa tal nii rääkisid. Ei mees, tere, see oli üliaus. Said valesti aru lihtsalt. Nälli. Pole rääkinud. Mida sa ajad? Siis lähed veel selle otsa, selle... Usugu ta tahad. Tuleks rääkse, näid siia su vend nagu. Ja siis näidatakse, kes mingi... Aga teine asi on see, kui keegi tuleb oma looga, laseb lugu, tere on kõva lugu. Aga mis ma siis vastan? Ütled, et vastad nii, nagu sa tunned. Ei, ausalt peab vastama. Ja ma tean aga ta juba on konfliktne nagu. Ta on juba konfliktis nagu, ma ei saa... Üks soovitus nüüd. Ei ole eriti hea lugu. Aga ma ei viitsi konflikti nagu, ma ütlen jah. Ja liigun oma päevaga edasi. Kõikidele artistidele, kui te saadate nagu oma kraami, ärge palun alustage oma vastust. Tegin jõhkrat hea loo, vaata. Või nagu, nüüd tegin mingi hullult hea loo. Sellepärast, et mul ei ole mõtet seda kuulata, sest ta võtab minult selle... Otsustusõigus ära, kuna sa juba ütled, et on sitaks hea lugu. Ahah. Ei ole mõtet olla kunstnik ja kriitik samal ajal kohe. Et saadke lugu ja siis saate tagasiside õige nagu. Ei no kui ta niimoodi saadab, siis ta tegelikult ei tahagi ju tagasisidet. Tal on ju teada. Tal on teada juba, et see on hea lugu ja mis ta mulle enam seda saadab nagu. Ta tahab seda pöialt saada su käest. Ta peaks kiitu. Laiki. Ja ma räägin, sellel on keeruline vasta, eriti kui see konfrontatsioon toimub nagu päris elus. Tere, kuul seda jumala hea lugu mul. On küll, jah. Siuke Kevini. No, ja siis on sellest, ja kui sa lähed kaasa, ütled, on küll hea lugu, siis arvast sellega, et siis võib 500 uut lugu veel tulla, mida sa pead kuulama, sest et see oli... Homme olen tagasi. Käib üldse. Mida? Jaa. Loodame. Sina ära sellepärast muretsen. See, kui meie muretseda, kuule, kas meil kõik töötab või? Kuule, ma vist töötab jah. Kaamerat ma ei tea, sest ma ei näe sinna poole. Ma ütlesin, et seal need veipar, mida liigunud. Trollin vahepeal kaamerat, kuule, lindistab. Väga vägas. Täitsa peks lindistab. Aga... Mis veel? Teeme ühe laulu äkki ja sa panid mingid biidid on need ülenud? Ma ei tea, üks on beat, üks on Voxiga, ma ei kuulanud kumbagi, et ma lihtsalt mõtlesin, et siin kuulame siis koos. Ma panen siis selle mahe... Liisi demo. Ja. Davai. In the Mad Vol 2. See on siis Mehkel on ja. See on Meie Mehkel. Meie Mehkel. tahab teada, mis oli Memphis, mis on Memphis meie keeles siin tänases saates, see oli praegu ehe näide Memphisest. Minul on paar viimast küsimust, mida tahan kindlalt vastust saada. Üks on see, et mis on Pärnu parim söögikoht? Kuradi... Või siis parimad kui... No ma ei tea, suvel on top ikka Steph selles mõttes, aga viimaste aegadega
muidu oli Habib Food, üks ülihea koht, kus sai kebaabi ja nii, või no mingi pool kebaabi. Ja aga nüüd on uus ka, kirjadi kesklinnas, Kolhetist üle tee on siuke koht nagu Kana for You, kus ka ikka õige bossman teeb seda kebaabi sulle. See oli sitaks ja siis sealt üle tee on Kolheti ka, kus on Gruusia restoran, see on sitaks ja toidud, miks päev käisin söömas. Kana for You'ga on, see on väga hea see, aga seda kastet on kuradi üleeile sõin. Kastet on meri lihtsalt. Ja õues süüa on või nagu teda hullult tilgub. Habibis on nagu kastet, ei ole nii üle. Mõlemad on head. Et õues oled, siis tuul tekitab laineid ja siis see kastme laine läheb näkku. Aga kumb see rohkem maitseb? Ma arvan, et Habib. Habib Food on ju? Ja, Habib. Minu arust on see naissim. Aga mulle meeldivad mõlemad. Mulle meeldib kana rohkem. Mulle meeldib see juba tegelikult, et on valida, sest et konkurentsi on kebaabil. Aga Pärnus on suht väike tegelikult. Kas sa mai kebaabis oled ka käinud juba? Jaa, see ei olnud kõige parem. Ei ole hea vä see. Mulle endal väga maitsi, ma võtsin ühe kõrre pita kebaabi sealt ja see lihe ei olnud päris selle maitsega, mis ma tahtsin muidugi. Aga siukest õiget kebaabi polegi Pärnus mu meelest normaalselt. Haas kebaab on türa, paigas kebaab. See on kus kohas? See on Tartus ja Tallinnas on ka vist. Tartus ma ainult saa sööngi põhimõtteliselt. Iga kord türa pena ja mehk rebivad. Türa sa midagi muud ka sööd või kuradi shavarma noh. See muidu seal Martensis on ka pita on päris soliidne. Ma ei olegi, see on ka kebaab nagu. No jah, ta on selline, ta on ka kebaab. Neil ka seal kuradi küüros keerleb. Täiesti soliidne on see ka. Läbi vaatame mingi päevs. On ühesõnaga kebaabi nagu oled, jah? No kebaabi iga ilmaga. Tere, ma olen ka täielik kebaabi nagu. Kebaabi perverdid või? Täiesti. Nii ja kana kebaab. Ja, pigem, kui saab valida. Ja bändi idee teile kebaabipoisid. Kebaabipoisid, teeme mäkiga läheb. Kei värk. Ma teeks ka sellise soengu siis. Ma olen suga siin diivani peal üle 1,5 tunni istunud, viskab küll. Ma näin siia lõppu see kebaabipoisid, see läks ikkagi personaaliga näkku ära nagu. Okei, kurat, ma sain oma põhiküsimusele vastuse igatahes ja mina olen ka saanud oma küsimustele täna vastused. Mina oma põhiküsimusel pole veel vastust saanud, ma küsin selle nüüd ära nagu. Mis su lemmikvärv on? Tahaks öelda must, aga must ei ole värv, sest see on toon ju. Aga mulle sobib. Väga peene. Mina võtan teda värvina, mina sain vastuse kätte. Ja ma kunagi üks tots küsisin, ma ütlesin must ei ole värv, see on toon. Ma ütlesin, kuule. Okei, siis valge on ka toon. Ma ütlesin, kuule, tere. Aga ei, ma tean nagu punane, sinine, must, valge, roheline. Tumeroheline tähendab. Ja. Punane jääb päris kaugele, ma saan aru, jah? Ei, ma ütlesin ka punane ju. Ütlesid, jah, okei, sorry. Oli seal mingi kolmikus oli. Okei, ja minu kombo. Ta oli seal top kolmikus. Fuck shit stack. Davai, kas on sul oma mingit agendat veel ajada, midagi promoda või midagi? Küsida midagi. Teilt tahaks teilt asja küsida. Viimane küsimus, ma luban. Teile ei meeldi ka see küsimus. Aga nüüd, kui oli just see Hanf Kungi reunion tour 10 aastat, kas teile löönud sees mingit väikest sähvakat käima, et türa teeks EPT-ga ka mingi asja veel, mingi nagu ühise laivi, kerged linnad läbi käia? Kõigepealt, et meil meelest ära ei lähe, teeme me selle saate ühe kõige olulisema asja ära, me teeme saate loosi ära. Ja. No jaa, aga me oleks saanud peale seda küsimust loosi teha. Teeme peale küsimust siis. Davai. Ma mõtlen lihtsalt, et mulle meelest ära. Ei viili kõrvale teemast. Vastame korraga kohe ära. Ei vasta, ma ei tea, Jops ka vastab midagi. Siis keegi teised võivad oma poolse lisada. Kas uuesti EPT-ga comebacki või? Kas tuleb vähemalt üks live EPT-ga? Ma ei usu. 2 sõna pidid isegi kasutama selle jaoks. Ma ei usu. Ei, 3 sõna. Ei. Sa ei saa öelda seda, sa ei tea. Aga mõtle, kui tuleb nüüd Nigeeria prints päriselt tulebki ja pakub kuradi lihtsalt kõige lemmikum bänd EPT. Davai, 20 miljonit, tulge teeke üks live. Ma läheks jala kohale kas või ma oleks oma perseaugu nõus ka ära müüma selle rahast. 6 korda 8 võin teha. Ma võin ka. Kuradi seda veini ja kokat võin teha, võin 4 jointi. Ma võin püksid maast neid kõik loota. Ma võin ka. Mul on nagu veel rohkem. Samad sõnad. Everything for the money. Aga ma ei usu, et see juhtub. Okei, ühesõnaga rahvas, te kuulsite EPT ei tee enam fucking comebacki, nii kurb kui see ka poleks. Mina ütlen või pikem vastus, et või ole kuradi
need lood nagu, need tekstid, mis mul seal on, nagu neid nagu uuesti räppimine oleks nagu tegelikult väike trauma. See on siis mõjupõhjus või? On, et tekstid on... Ei no selles enda need tekstid on natukene, panevad natuke kriipsutama ja uuesti see läbi elada vist ei tea risk. Mõte pand oluline, peasid sõnad riimusid, et suuta sinna sellesse 3-minutilisse kuradi instrumentaali või 6-7 matsi sul nagu ei mahuta lihtsalt. Aga ennem loosimist kiire järel küsimus siis, aga kui vanu tekste ei taha esitada laivis, kas siis on mingit uut EPT asja äkki meil oodata? Kurat. Või see on ka pigem samasse paati? Ei tea, jah. No kas me teeksime sisult nagu samat asja, nagu me praegu juba teeme nagu, et noh, et töökojaga me teemegi töökoda ongi EPT meie nagu meekonna loogiline nagu jätk, et me ei ole nagu midagi katki lõikanud ega midagi nagu uuesti nagu, vaid see vana peal on suus nagu tundnud, et las ta olla nii. Ja meil on liikmeid, kellega ma ei tea, ei käi läbi, ammu juba nagu läbi ja nii, et nagu ei ole sellist connecti, et ja praegu on nagu see, et seda energiat töökoja sheet'i alla läheb ja kuidagi see ja nagu vaata, meil ei ole nagu mingi nagu rühmitus vaata ja kõigil see nagu töökojal on artistidel on see, need artistid on nagu eraldi vaata. Koos käime laivimas. Ma ütlen niimoodi sulle. Meil ei ole sellist liikumist ei ole nagu. Ma ütlen sulle niimoodi, Skiso, et minu üks minust 10 aastat vanem, hea sõber mul üks, nagu vanem vennas, rääkis, et vaata, Kasperi inimesed on nagu purjekad, kui lased lahti niimoodi mere peale. Tuul kannab neid niimoodi. Osad lähevad kokku, lähevad lahku, juba lähevad inimesed, ongi elusi niimoodi, et vahepeal suhtled, võib-olla saad jälle kokku mingi vennaga. Meie teed on osade vendadega lahku läinud, selleks, et me nüüd kokku saaks ja hakkaks mingit mussi tegema. Selleks peaks tulema Aafrikasse Nigeeria vend, kellel see jõhker raha kohver kaasas on, et me viitsiksime kokku saada ja hakata midagi tegema. Selge, aitäh. See oli nüüd selle lühikese mõtte pikk jutt oli. Aga Kungi tuuri kohta, see oli ikka väga kõva, et nad selle see oli väga kõva, ära tegid ja neil tegid uut mussi, ma ei tea, võib-olla teevad veel uut mussi. Raudselt teevad. Et tegid 6-minutilise, oli vist 6 mintse see lugu, et täiesti reeglite vastane ja siit pängib nagu. Olete videot vaatanud ka? Ikk. Ja Jako ka on väga nice tööd selle videoga teinud, et see 6 minutit on ja kuradi pikk aeg ju musa video jaoks. Lokatsiooni manager ka big up nagu. Ja, lokatsiooni manageri 6 minutit pidi kogu aeg olema. Midagi peab ju toimuma, vaata. Neid on, whatever. Teeme selle loosi ära asju. Jopska, ma annan sulle ausa küsimus küsida. Nii. Loositakse välja. Teadupärast on kohe tulemas. On kohe tulemas. Jõhker kassett. Mille nimeks on Pärnu Tartu. Mixtape. Ja kui te soovite seda endale saada, siis peate natukesekene oma aju kesekest natukene kasutama. Ja küsimus kõlab nii, et kui Skiso poleks artisti nimeks Skiso, siis mis see teie arvates võiks olla? Ja võite jagada enda vastuseid meie... Pange YouTube'i kommentaar. YouTube kommentaar. YouTube'i jälle pange kommentaar meie saate alla, mis üles tuleb. Ja siis võitjatega võetakse juba. Loosi läheb palju, mida? Loosi läheb hunnik koguseid, mis me oleme praegu teinud, 963 omasi ja Pärnu Tartu omasi ja üks kassett, kleepsud jah, siis läheb üks kassett ja... Kassett on see main price siis jah? Ja ma arvan, et... Autokraapsud lähevad ka sisse või? Muidugi, kindlasti lähevad. Koos autokraapsudega. Ja mingi skeemi peaks välja mõtlema, et keegi saab kõrdi peole ka sisse free. Ühesõnaga... Mingil linna omale ma valin siin veel. Parima vastuse valid sina välja. Parima vastuse valin mina välja. Teeme nii, et mingi 5 päeva peale seda episoodi eerimist äkki või? Täpselt,
teeme nädal aega. Davai, teeme nädal aega. Näiteks, et siis on kõik, kes tahtnud ära vaadata. No võib selle lõpu otsaga või paindlik olla, et kellaaegasid ei hakka määrama, aga lihtsalt päeva sellega nagu, et ja kindlasti väärt kuulamine, seal on seda Memphise kraami on ja Memphis. Ja saate seal nüüd kulutada natukene neid vaimu ressursse ja pakkuge huvitavaid ja vägevaid nimesid. Peace out ja... Jep, see oli Taskurööki 292, Skiso oli majas ja me läheme minema. Peace out, yeah. Järgmine kord meiega jälle.